Tere hommikust kõigile, et mul on hea meel teid tervitada. Meil on programmis ette nähtud, et lisaks hommiku kohvile ja kogunemisele kell 10 peaks tulema siia Riigikogu esimees Eiki Nestor, aga tegelikult eile kell 11:30 ta juba helistas mulle, et ta on Frankfurdi lennujaamas ja teda pandi sinna ka ööbima, nii et kahjuks ei saa ta meiega olla ja ma siis võtan selle väga raske kohustuse, need suured sussid ja ütlen tervitussõnad siis Eiki poolt ise, vähemalt nii ta ütles, et Rainer, sa pead sellega hakkama saama. Ma arvan, et nii hästi kui Eiki ei suuda seda keegi teha, aga sellegipoolest tere hommikust kõigile. Laias laastus mul on hea meel näha, et on täna siin nii palju metsa- ja looduse sõpru, et kui mina 2000. aastatel ülikoolis loodusteadusi õppisin, siis ühiskonnas väga vähe räägiti metsast, keskkonnateemadel, pigem ikka huvitasid kõik muud teemad ja kui vaadata siis toonaseid ajakirjanduslikku väljaandeid, siis keskkonnaprobleemid olid pigem teisejärgulised. Ma mäletan ühte kindlat küsitlust, mis tehti toona, oli selline, et kui inimeste käest küsida, kas keskkonnaprobleemid on olulised, siis 100%-st 97% vastas, et jah. Ja kui järgmine küsimus oli, kumb on olulisem, kas sinu pension või keskkonnaküsimused, siis 98% arvas, et pension on ikka olulisemad kui keskkonnaküsimused. Kui täna vaadata sellist ühiskondlikku arutelu nii metsateemadel kui ka muudel, siis mulle tundub, et see mõtteviis on muutunud ja selle üle mul on isiklikult väga hea meel. Täna me räägime siin metsast, metsa tulevikust, Eesti metsa majandamisest. Eesti mets on kindlasti osa sellisest meie identiteedist ja kultuurist ja kui täna vaadata ühiskonnas, siis see on teema, mis on kindlasti väga emotsionaalne. Iga inimene tunnetab seda, võime öelda, iga oma keharakuga seda küsimust. Ja nii nagu kui ma ka täna siia tulin, siis hea kolleeg Toomas Jürgenstein ütles, et teema on hea ja huvitav, aga 2 tundi on selgelt vähe, et see on teema, mida võiks siin 2 nädalat arutada. See vastabki tõele, aga sellegipoolest on meil siin täna 4 oma eriala spetsialisti, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusressursside õppetooli juht Asko Lõhmus, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogiakeskuse juht Mihkel Kangur ja Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsaökoloogia vanemteadur Marek Metslaid ja Riigimetsa majandamise keskuse metsakorralduse juhataja Veiko Eltermann. Et nemad kindlasti teevad omapoolsed ettekanded, ülesehitus on selline, et me saame neilt küsida küsimusi. Vaadates siis statistikat, et nagu ma ütlesin, et igale Eesti inimesel läheb temaatika korda, siis oli hiljuti üks küsitlus, kus 85% Eesti inimestest arvas, et Eestis raiutakse metsa väga intensiivselt. Ja huvitav oli see, et viimane selline väiksem test tehti just hiljuti toimunud maamessil, kus võiks küll ju nüüd arvata, et seal on teistsugused arvamused, siis oli huvitav näha seda statistikat, et seal oli küsitlus, kus 70% maamessi küsitluses osalejatest arvas, et metsa majandatakse liiga intensiivselt ja riik peaks jõulisemalt sekkuma. Et need on väga selged märgid, et tegelikult ühiskond ühelt poolt me võime öelda, et kas pole aru saanud, kes arvab ühtepidi, või teistpidi mina isiklikult usun, et see mõttemaailm on muutunud, et nende inimeste hulk, kes näevad metsas vaid seda, kuidas sealt saab, olgu see kas ehituseks palki, tsellulooseks palki või millekski muuks on muutunud, et inimesed näevad seda sellise laiema ja suurema ökoloogilise süsteemina ja nende inimeste hulk pidevalt meie ühiskonnas kasvab. Ja seda enam, miks me oleme ka siin Riigikogu majas, teadupärast Eesti, mis on siis 50% kaetud metsaga, sellest omakorda 50% kuulub riigile, mis on RMK-le ja mis sõna otseses mõttes tegelikult lähtub sellest poliitikast, mida tehakse siin Riigikogus väga otseselt ja teisalt siis ka, kui me vaatame kogu metsa seadustikku õigusandlust, siis ka see on selle maja otsustatud. Mul on hea meel näha siin väga mitmeid Riigikogu liikmeid erinevatest erakondadest, kes täna siin kaasa mõtlevad ja kaasa arutavad. Emotsionaalselt loomulikult alati on hea rääkida tihumeetritest, et viimastel aastatel siis on selline raiemaht olnud aastas 11 miljonit tihumeetrit. No ma julgen öelda, et 99% inimestest ei ütle see number midagi, nad ei kujuta seda ette. Ei ole võimalik sellest aru saada, et on see nüüd 10, 11, 12 miljonit, aga ma arvan, et selline ruutkilomeetrites annab see parema märgi, et see on olnud üle 300 ruutkilomeetri, mis on suurem kui Võrtsjärve suurune ala, et igaüks, kes võtab
Eesti kaardi lahti, näeb Võrtsjärve, saab sinna liita siis veel pluss 60 ruutkilomeetrit, siis see on ala, mis iga aasta lagedaks raiutakse ja see on siis see koht, mis emotsionaalselt inimeste selliseid mõtteid ja tundeid käima paneb. Ja loomulikult see kultuuriline taust, kui me vaatame ka tihti meie põhjanaabritega võrreldes, et mismoodi seal olukord on, et on ju raiemahud kõvasti suuremad, et miks me siin Eestis seda arutame, siis mina isiklikult alati toon oma sõpradele hea näite, et kui me oleme käinud Eestis Metsamuuseumis näiteks Sagades, siis seal on valdav osa eksponaate seotud looduse, samblike, seente ja kõige muuga. Kui minna Soome analoogsesse muuseumisse, seal on esimene eksponaat on sae ajalugu, ehk kuidas inimene alustas puude langetamist ja kuhu ta on siiamaani jõudnud. Mina isiklikult olen ka välja käinud idee, et tegelikult vaatamata sellele, et meil hetkel käivad ju avatud ühiskondlikud arutelud selleks, et milline näeks metsa arengukava välja aastast 2021. Ma usun, et ka tänane üritus on selleks üheks isendiks, et tegelikult sellel vaheperioodil igal juhul tuleks näha ette selliseid riiklikult rangemaid numbrilisi ka piiranguid, olgu see number 9, 10 või 11 miljonit tihumeetrit, aga igatahes suurusjärgus, kus ta täna on. Ma võin siit täna julgelt väita, et teoreetiliselt ma saan aru, et siin on väga palju professionaale, kes ütlevad, et Eestis ei ole nii palju ka jõudlust, pole vajadust, aga teoreetiliselt võiks olla nii, et ühe aasta lõppedes tehes siis metsaaruandlust me näeme, et Eestis on raiutud ka 20 miljonit tihumeetrit. Et tegelikult me saame see statistika alati pool aastat hiljem, mõnes mõttes isegi ühe meetodiga aasta aega hiljem, ja see tähendab seda, et jooksvalt ei ole võimalik reageerida, et nii-öelda puhthüpoteetselt me võime väita, et kui oleks väga hea hind, keegi sooviks rentida lähimaadest ka metsatööstustehnikat, siis tegelikult oleks võimalik raiemahtu ühe aastaga kahekordistada vaatamata sellele, mis täna näeb ette arengukava või vaatamata seda, mida meie siin saalis arutame. Ja see on kindlasti üks punkt, mis vajab ja väärib siin tähelepanu, kui me teeme arengukava aastast 2021, et mis tahes numbrid, mis me sinna kirjutame, et kuidas tegelikult oleks võimalik ka riiklikult neid tagada. Et esiteks on siis see numbriline koht, olgu see siis suurem või väiksem number, teine on see, et kuidas tegelikult neid numbreid saaks ka ühiskonnas tagada, et nad ei jääks lihtsalt selliseks arengukavas kirjutatuteks. Nii et igatahes ideid ja mõtteid on palju, aga nagu ma alustasin, et see on teema, millest võiks rääkida päev ja tunde, siis püüame nüüd tulla konstruktiivsetele radadele tagasi ja paluks siis esimesena siia härra Asko Lõhmuse, ole hea. Aitäh. Nii, auväärsed. Mul on lubatud 15 minutit ja mulle tundub, et tahaks alustada kohe kokkuvõttest, siis pärast saame kokkuvõtte juurde tagasi tulla. Ja ma tahaks teile nüüd selle juba pikemat aega kestnud metsapoleemika vahekokkuvõttena öelda siis 4 asja ja hiljem neid illustreerida. Esiteks seda, et niisuguse nüüd juba pooleldi või poolel teel sotsiaalteadlaseks kujunevana loodusteadlasest ma julgen väita, et see meie pretsedenditu metsapoleemika ei näita olukorda mitte ainult metsas, vaid näitab, nagu Rainer Vakra siin ütleski, olukorda ühiskonnas, et see niisugune on, see näitab nende vastuolude sügavust ja oluline aru saada, et milles need vastuolud seisnevad. Aga siis üks koht, üks asi, milles nad ei seisne, ja seda ma julgen teile teadlasena kinnitada, on, et need ei seisne enamasti uuringutes. Ehk siis, et kõik on lugenud meediast või näinud esinemistest, et just nagu mingid numbrid ei klapi ja hästi palju arutamist ja segadust on nende numbritega. Aga tegelikult ma väidan, et sisulisi vastuolusid nendes uuringutes peaaegu kunagi ei ole. Üksikutel juhtudel on, aga teadlased on üldiselt samal meelel ja põhiline küsimus on, kuidas moodi ühtsid ja samu numbreid esitatakse avalikkusele ja mida neist järeldatakse.
Ja kui nüüd nii on, ja seda ma püüan teile demonstreerida, et see sügav vastuolu ühiskonnas ei tulene mitte nendest numbritest ja uuringutest, et siis mis see siis on, ja ma väidan, et sellega maskeeritakse tegelikult väärtusvalikuid. Ja neid väärtusvalikuid on võimalik esitada hästi mitmel moel, aga kõige lihtsam on tõepoolest küsida, et kas Eesti metsandus peaks olema nagu Soomes, sellepärast et see võtab kokku väga suure osa nendest erinevatest põhivalikutest. Ja seda, et illustreerida punkti 1, selleks ma väga kaua teie aega ei kuluta, ma panin see ühe kujuteldava ajatelje aastast 2016, kui meil see arutelu ühiskonnas laiemalt peale hakkas. Loomulikult on seda olnud ka varem mitmel kujul. Aga vaadake, kuidas moodi see fookus on muutunud. Alguses räägiti valdavalt elurikkusest aastal 2016, siis, ja seda seoses metsaseaduse menetlemisega, siis laienes see arutelu üsna kähku küsimuse üle, mis on säästlik metsandus ja kuidas seda Eestis tagada. Täna oleme me 2018. aasta esimeses pooles ja ma väidan, et me, ja viidati siin koosoleku avasõnadele, räägime sellest, kuidas loodusvarasid üldse Eesti riigis valitsema peaks ja mu prognoos on, et aasta lõpuks me jõuame küsimuseni, kuidas moodi demokraatia kogu selles süsteemis peaks välja nägema ja õigupoolest, et kas loodusvarade selline korporatiivne valitsemine üldse käib kokku demokraatliku valitsemissüsteemiga. Nüüd see teine punkt. Ma saan teile tuua ainult mõned näited, me võime neid pikemalt arutada, aga siin on mõned põhiväited, mida meediast te leiate ja minu väide on, et siin sisulist vastuolu ei ole. Et võidakse väita, et metsa tuleb juurde, teised väidavad, et metsa väheneb ja tegelikult taandub see sellele, mida metsaks selles konkreetses arutelus peetakse, millist ajaperioodi käsitletakse ja mismoodi seda mõõdetud on. Siis väidetakse mõnigi kord, et metsa raiutakse või siis ei raiuta rohkem, kui juurde kasvab ja see omakorda taandub küsimustele, et mida selle juurdekasvu või raiena on siis arvestatud, kus kohas seda on arvestatud, kas mõõtmisi on tehtud kuupmeetrites või pindalades ja üleüldse, kuidas moodi puidu juurdekasv ja raiete seos välja näeb. Siis on käinud viimase poole aasta jooksul läbi selline poleemika, et kliimapoliitika esmajoones siis süsiniku sidumise jaoks, et kumb siis parem on, kas metsi kaitsta või majandada ja ühed räägivad ühte teist, et jällegi ma väidan, et sisulist vastuolu siin ei ole, et tegelikult on küsimus, mismoodi majandatakse, millised on selle puidu kasutusviisid ja millisest ajaperioodist me räägime. Ja lõpuks siis küsimus, kas meil metsi siis kaitstakse piisavalt või ebapiisavalt ja jällegi, et kõigepealt mis kaitserežiimist me räägime, kelle või mille jaoks me seda kaitset näeme ja kellega või millega võrreldes seda on siis piisavalt või ebapiisavalt. Ja ma tulen selle juurde ka, et see ei tähenda, et iga väide on sama hea, sugugi mitte. Aga oluline on aru saada, et uuringutes endas seda vastuolu üldiselt ei ole. Esimene näide. Küsimus on selles, et kas metsa siis tuleb juurde või ei. Siin kahjuks Eestis ei ole niisugust graafikut tehtud, ja see pärineb Briti Kolumbiast, aga see sisu on ikkagi sama. Et näete siin on üks kujuteldav ajatelg, puistu vanus. Me teame, et lageraie majanduses meil on siis nii hästi noori kui vanu metsi ja me saame selle lageraie korraldusega reguleerida seda, kui palju midagi on. Ja siis näete, sellel värvilisel diagrammil on siis kujutatud tolles analüüsis olnud erinevaid metsaväärtusi ja siis siin all sööris on näidatud, kuidas nad selles metsa vanuse reas siis järjest juurde tulevad. Näha, et oleks ole raiesmikkel mingit ühte asja on siin rohkesti, teisi ei ole ja siis mida vanemaks see mets saab, seda rohkem neid tuleb. Nii et mingit sisulist vastuolu ei ole selles küsimuses, et metsa võib tulla juurde ja hüved võivad ometigi minna väiksemaks. Ühed räägivad, eks ole, ühest, teised räägivad teisest. Küsimus on, mida meil vaja. Siis, kui vaadata, kuidas moodi Eesti metsamaa on vanuseliselt jagunenud ja tuletada meil eriti seda algusosa, et nagu Rainer Vakra siin juba ütleski, et raiesmikud on need, mis inimesi häirivad ja sellel ei ole mitte ainult emotsionaalne põhjus, vaid see põhjus ongi see, et seal on neid hüvesid vähem. Enamiku hüvesid raiesmikel ja noortes metsades on lihtsalt vähem. Seetõttu, kui me vaatame, kuidas Eesti metsamaa vanuseliselt jaotub ja siin on siis selle statistilise metsainventuuri ametlikud andmed, võrdlusena 2001-2008,
siis loomulikult tasub esmajoones keskenduda esimene tähelepanu sellele esimesele otsale, mis on siis metsata või väga noored metsad. Ja kui me vaatame, mismoodi see ajas on muutunud, siis näete, siin on üks graafik. Need on siis 1000 hektarid. Ja need 3 viimast tulpa on ametlikud andmed, esimesed on meie töörühma poolt tagasiulatuvalt välja arvestatud kaugseire andmete põhjal, mis oli seis taasiseseisvumisperioodi alguses, ja üsna kindlalt võib väita, eks ole, et seda ala on väga palju juurde tulnud. See tähendab, et ka vastavad hüved on ära kadunud. Nüüd järgmine küsimus on, mis siin lõpus sünnib, ja siin lõpus me kuuleme endiselt, et looduslikus seisundis vanade metsade osakaal ka statistilise metsainventuuri andmine on meil 2%. 15 aastat tagasi oli 3%. Need on pisikesed numbrid, eks ole. Neid rohkem kui 100-aastase metsi on pisut juurde tulnud esmajoones kaitsealade arvel. Aga see ebaproportsionaalsus nendes 2 otsas on selgelt alles, nii et andmed on olemas, küsimus on, mis me nendega peale hakkame. Teine küsimus, kuidas selle puidu üldjuurdekasvu ja puidu varumise või raiemahuga on? Et siin on terve rida probleeme selles arutluses üleüldse. Kõige lihtsam hakkame peale üldskeemist. Vaadake, siin isegi ei ole mitte neid tihumeetreid pandud püsttelile, vaid me räägime sellest, et kui me metsa majandame ükskõik mis väärtuste jaoks, siis meid huvitab palju igal aastal seda väärtust sinna juurde lisandub. Ja puht majandusliku mõtlemise loogika oleks selline, et kui meil on sellel teljel puistu vanus ja see kõver A siin on väärtuse lisandumine aastas, siis paljude nende puiduga seotud väärtuste puhul me saame siia tõepoolest ühe tipu, mis ei ole väga vanades metsades, on keskealistes metsades, eks ole, näiteks puiduaastani üldjuurdekasv. Aga nüüd majandaja ei raiu tegelikult metsa maksimaalse juurdekasvu faasis, sellepärast, et kui ta selle siin ära raiuks, siis tegelikult veidi oodates oleks ta saanud puitu oluliselt rohkem juurde, kui siis, kui see oleks siia algusse tagasi läinud, eks ole. Ja sellepärast optimeeritakse väärtusi lähtuvalt keskmisest kogu eelnenud perioodi sellest väärtuse juurdekasvust. Alguses on see sama, mis siin, aga siis hakkavad kõik eelmised perioodid juurde tulema. Ja puht majanduslik mõtlemine ütleb siis, et selle metsa võiks raiuda olukorras, kus see aastane juurdekasv läheb kogu eelnevast perioodi keskmisest allapoole. See on see punkt siin, see on raieküpsus. Aga oluline on veel teine asi, mis on siis, et see ei tähenda, et seda väärtuse lisandumist peab mõõtma ainult puidu mahus. Ja tegelikult Eestis raiemahtude määramisel ei ole seda juba ammu enam mõõdetud puidu mahus, vaid on mõõdetud kännu hinnas ja seda nimetatakse hinnaküpsuseks. Kui me mõõdaks seda puidu mahus, siis me saaks umbes sellise graafiku. Selle graafiku saamise lugu ma võin teile hiljem tutvustada, seda ei ole ametlikult võimalik võtta, aga see on võimalik ametlikult tuletada hektari tagavaradest erinevates puistuvanustes ja seda ma siis ka tegin. Näete, see on Eesti metsade umbkaudne puidu juurdekasvu, aastase puidu juurdekasvu graafik. Ja nagu näha, on kõige kõrgem juurdekasvu umbes 20-30 aastastes metsades ja kui me teeks ainult puidu mahust lähtuva otsuse, siis see keskmise punkt, see lõikepunkt siin oleks umbes 40 aasta juures. Ehk siis sellisel juhul me raiuks oma metsad 40 aastaselt keskmiselt maha. Aga nüüd ükskõik, kuidas sellega ka ei ole, aga igal juhul jutt sellest, et metsa üldjuurdekasv suureneb ja selle tõttu meil ei ole raietega probleeme, on puht loogiline viga, sellepärast et ta siin suurenebki jah, aga see ei ole isegi majanduslikult optimaalne. Majanduslikult optimaalne on raiuda seda hiljem. Teine asi on see, et suur osa siis sellest juurdekasvust, ja ütleme, raie toimub siin kusagil hilisemas vanuses, suur osa sellest juurdekasvust toimubki nooremas metsas, ja seda ei raiuta kunagi, isegi hooldusraietel ei ole võimalik seda kätte saada. Puht tehniliselt ei ole võimalik iga puu juurde minna. Ja jällegi ei ole meil ametlikke andmeid selle kohta esitatud, tegin ühe arvutuse, võin seda tutvustada, kuidas ma selle tegin. Ma väidan, et meil on praegu umbes 40% väljalangevust enne lageraiet, mida ei saada ka hooldusraietega kätte. See tähendab, et sellest nii-öelda 14 miljonist kuupmeetrist, mis meil aastas kasvab juurde majandusmetsas, on raiutav suurusjärgus 8, millegagi ja seda ainult puidu mahust rääkides, jällegi mitte kännuhindades, mitte millest muust. Niisiis, et põhimõtteliselt mina soovitaksin selle üldjuurdekasvude numbri üle arutamise üldse kõrvale lükata. See on asjakohane siis, kui metsade vanuseline struktuur on stabiilne, seal on paljud eeldused veel täidetud, aga see ei ole niisuguses Eesti ebaühtlase vanuselise struktuuriga metsanduses asjakohane. Kolmas näide.
Oletame, et see on see puidugraafik siin ja meil ei ole kahjuks täpseid andmeid erinevate muude hüvede kohta, aga lihtsalt teile skeem, põhimõtte skeem, kuidas see optimeerimine käia võiks. Näete, me võime kõik hüved, kõikide hüvede juurde kasvud panna sellele puiduvärgile otsa siin. Ja siis on küsimus, et kuidas me siis optimeeriks, sellepärast et siis sellist langust nagu siin enam ei toimu. Võib juhtuda, et eks ole valdav osa hüvesid ilmub oluliselt vanemates metsades ja tegelikult ongi varasem arutelu metsade raievanuse üle seisnenud selles, et kui palju hiljem, kui palju peaks lükkama metsaraiet edasi seda raievanust selleks, et võimalikult palju saada kõiki hüvesid. Ja see arutelu on endiselt adekvaatne ka täna. Niisiis, et see on minu meelest asi, mida peaks tegema ja selle põhiline probleem ei seisne mitte selles, et meil ei oleks andmeid nende erinevate kõverate kohta, vaid küsimus on, kuidas me paneme nad samale skaalale, tähendab, kuidas me paneme puidu hinnad, elurikkuse lisandumised kõik samale skaalale, millise osakaalu me ühele või teisele väärtusele anname. Et see on poliitilise otsuse koht. Et mina väga seda ei poolda, et me hakkaks näiteks elurikkusele rahas hetke väärtust arvutama ja seda siis mehaaniliselt sinna otsa liitma. 10 aastat hiljem võib see olla täiesti vale, eks ole. Väärtused hinnatakse ümber. Lihtne näide on teile, et 19. sajandil peeti hunti väga miinusmärgiliseks tegelaseks, kelle eest oldi valmis väga palju peale maksma, et ühtegi ei oleks. Tänapäeval paljud riigid, eks ole, maksavad väga palju peale selleks, et neil neid täitsa palju oleks. Eks. Et niimoodi ei saa optimeerida. Ja viimane näide on juttu olnud sellest, et kas siis metsi peaks majandama või mitte selleks, et see oleks kliimale või täpsemalt süsiniku sidumisele kõige parem. Ma jätan selle teile hilisemaks uurimiseks, ma loodan, et see fail on teile kätte saada või saab olema, et see on täiesti ametlikult sugugi mitte roheliste organisatsioonide kodulehelt võetud ja siin on proovitud siis simuleerida selliseid stsenaariume, kus see sinine joon näitab süsiniku kogu salvestuse hulka, kui metsad on kaitse alla võetud, tähendab seal üldse ei raiuta. Ja siis need 2 rohelist joont näitavad selliseid stsenaariume, kust puitu varutakse, kasvatatakse siis uut metsa, aga oluline on, mida selle puiduga tehakse, et kas seda põletatakse või seda talletatakse pikas perspektiivis ja ka kui intensiivselt majandatakse. Niisiis, väga lühike järeldus on, et mingit vastuolu jällegi selles väites, et kas majandada või kas rahule jätta sisemiselt ei ole, küsimus on ajaskaalas. Nimelt, selleks, et majandatava metsa süsiniku salvestuse kogumäär ületaks praegu kaitse alla võtmise, selleks läheb aega minimaalselt 80 aastat. Ja seda ka ainult siis, kui me seda puitu väga otstarbekalt ja pikaajaliselt kasutame. Kui me teeme seda nii nagu praegu, siis läheb aega 130 aastat. See tähendab, et me räägime aastast 2100 või aastast 2150. Kliimapoliitika eesmärke me peame täitma aastaks 2030 ehk 20 aasta jooksul. Et ma arvan, et see on mõtlemise koht. Sisulist vastuolu ei ole, ajaskaalad on erinevad, perspektiivid on erinevad. Nii, ja niisiis väites, et uuringuid on täitsa olemas, andmeid on olemas, neid tuleb õigesti tõlgendada, on nüüd küsimus, kes tõlgendab ja mis siis ikkagi poliitika roll, mis on nagu Riigikogu roll selles kõiges. Ja tegelikult on see roll, ma väidan, lihtsalt ära unustatud enamasti. Nimelt, kogu säästev areng või ka säästlik metsandus, veel paljud ühiskondlikud protsessid, kus kasutatakse ekspertteadmist, on üles ehitatud niimoodi hierarhiliselt. Kõigepealt lepitakse kokku põhimõtted, see on poliitika ülesanne. Mis on need asjad, mida me tahame saavutada? Seejärel tekitatakse neile mingid mõõtmisvaldkonnad, me nimetame neid kriteeriumiteks ja lõpuks mõtlevad eksperdid välja mingid indikaatorid, kuidas me seda jälgime. Nüüd see praegune arutelu käib suurel määral indikaatorite üle. Kas üks indikaator siis ikka, mida ta siis näitab? Aga ma väidan, et me peame niisuguses sisemises vastuolus, nagu praegu nende indikaatoritega on, et mida need siis õigupoolest tähendavad, minema tagasi põhimõtete juurde. Küsime, et kas see on siis, indikaator näitab niisugust asja, aga kas see on see, mida me õigupoolest silmas pidasime, kui me säästlikku metsandust ette kujutasime. Ja see on poliitika valdkond. See tuleb uuesti ette võtta. Nii et lähme siit tagasi ja tuletan teile lihtsalt meelde, et metsapoliitika on meil olemas. Meil on suur hulk olulisi märksõnu.
et nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis tuleb Eestis tagada metsade elurikkus, tootlikkus, uuenemisvõime, elujõulisus ja muideks ka potentsiaal, see on huvitav sõna, ja siis veel eri tasanditel. Kõigi metsaga seotud hüvede ökonoomne tootmine ja kasutamine jällegi, et kõigi hüvede. Niisiis, minu meelest kõiki neid eelmisi küsimusi tuleb vaadata selle valguses, et kas need siis täidavad neid põhimõtteid ja kui nad ei täida neid põhimõtteid, siis tuleb midagi muuta. Nii et lõpuks ma väidan, me oleme jõudnud ikkagi välja väärtusvalikuteni, nende samade põhimõtteliste väärtusvalikuteni ja pikalt ma seda ei ava, seda on võimalik pikemalt ka teha, aga ma oma kogemuse pealt ütlen, et minu meelest käib praegu vaidlus 4 suure valdkonna üle. Kultuuriliselt ja sotsiaalselt võiks see märksõna olla kodu ja kodumaastik, eks ole, sealhulgas ka küsimus, millist rolli täidab RMK, milline roll peaks olema kogukondadel ja millised õigused neil on metsa osas. Siis me räägime looduse kohtlemisest, kuidas me seda elurikkust ikka hoiame, mida me kaitsealadest tahame, milline on Eesti kliimavastutus. Põhimõtted, nagu öeldud. Millised on meie valitsemispõhimõtted, milline peaks olema informeeritus, inimeste kaasatus, kuidas me tagame põlvkondade ülesuse selle, et me ei tee rumalaid otsuseid teiste põlvkondade eest. Ja lõpuks me räägime innovatsioonist ja seda väga laias mõttes, mitte ainult puidukasutuse mõttes, ka sotsiaalsest innovatsioonist, kõikide erinevate metsahüvede kasutamise innovatsioonist ja minu meelest me jõuame välja selleni, et hüvesid peab olema palju. Ja kõik see taandub lõpuks, see on nüüd mu viimane slaid, minu meelest ikkagi ühele lihtsale küsimusele, kes rohkem ei suuda meeles hoida, et Soome on jah üks näide, aga küsimus, et kas me peaksime minema edasi seda teed nagu Soomes, kui siis miks, või meil on mingisugune Eesti oma tee, ja ma väidan, et Soomel on esiteks väga selged ajaloolised põhjused, miks nende metsandus on niisugune, teiseks nad ei ole selle üle üldse üheselt õnnelikud, siin on üks artikkel, mida ma soovitan lugeda, siin on üks tsitaat, mis puudutab seda sisemist sügavat vastuolu, mis ka Soome ühiskonnas on, ehkki see on võimu tasandil alla surutud. Ja nii et Soomes on metsandus korporatiivselt valitsetud, seal on väga pikaajaliselt püsinud tööstus, mida nad nüüd püüavad reorganiseerida ja see ei lähe üldse neil valutult. Ja meil on hoopis teistsugune pärand ja maailma kontekst on praegu hoopis teistsugune. Digiajastul me ei hakka asju arendama samamoodi nagu eelmise sajandi pärast sõjajärgsetel aastatel. Aitäh! Aitäh! Niikaua kui Mihkel, järgmine esineja, Mihkel Kangur laeb oma presentatsiooni, et kas kellelgi on Askole mõni küsimus, et 2-3 küsimust kindlasti Asko osaleb ka arutelul, aga teeme paar küsimust selleks, et ole hea. Keskkonnakomisjoni liige Meelis Mälberg isiklikult. Aitäh! Väga hea ettekanne. Et niimoodi tasakaalustatult peabki sellele asjale lähenema. Aga sa täitsa alguses ütlesid, et sa oled kujunenud justkui nagu loodusteadlasest nüüd sotsiaalteadlaseks. Et siit minu küsimus. Et me räägime metsast kui abstraktsest, et kui me kõik, justkui nagu me kõik oleks selle omanikud. Et teatud määral ju võibki öelda, et pool on riigimets, me kõik olemegi omanikud. Aga teisel poolel on eraomanikud. Ja nende, seal on väga erinevad, et mõne on ajalooliselt tulnud talle mets kaasa, on tal mingid huvid, mõne lihtsalt, et tal oleks mets hoida seda, aga mõni majandab, mõne on ta elatusallikas. Et milline on sinu seisukoht, et kas meie ühiskonnana peaksime selle eraomanikule, selle Mardile või Jürile, kes seal Võrumaal elatusallikana seda metsa kasvatab, ka kuidagi hüvitama selle saamata jäänud tulu, mida tema nagu peab silmas sealt. Et kas see on nagu kuidagi ühiskonna ülesanne või ei ole, või on see tema mure oma metsaga seal hakkama saada ja kasvatada seda maa maksu maksta ja ma saan väga hästi küsimusest aru ja see on täiesti põhjendatud küsimus ja sellele on vähemalt kahes mastaabis võimalik vastata. Et esiteks kindlasti on palju ebaõiglust, kui me räägime metsaomandi kaitsmisest, kasutamisest, kompenseerimisest. Kõige lihtsam näide on see, et praegu on eelisseisus omanik, kes raiub oma metsa niiviisi, et seal ei olegi ühtegi loodusväärtust.
et ta ei kanna mitte mingisuguseid koormisi, ta saab tulud ja teisest küljes on meil metsaomanikud, kes siis seda metsa kas majandavad mõõdukalt või ei majanda üldse ja siis võib juhtuda, et need väärtused koonduvad sinna, siis nad on hädas, et nad ei saa seda metsa majandada, sest riik paneb piirangud peale ja see on absoluutselt ebaõiglane süsteem, ainult et see ebaõiglus ei seisne mitte ainult selles pooles, et metsaomanik, kelle maal on väärtused, ei saa nende eest kompensatsiooni, vaid ka selles pooles, et need omanikud, kes oma metsa paljusid hüvesid kahjustavad, ei pea selle eest mingit lõimu maksma. Kui mina nüüd ei ütle, kuidas seda valitsema peab, aga ma näen selget tasaarvelduse kohta siin. Absoluutselt, jah. Ja siis suur küsimus on siin ka, suur küsimus puudutab niisugust maailmavaadet ja seda, et kas need sajandite jooksul kujunenud omandi kasutamise, just looduse kasutamise õigused ja kohustused on säästva arengu seisukohalt üldse piisavad. Ja ma väidan, et maailm on uues olukorras ja kõigil riikidel on põhjust üle vaadata need kohustused. Mulle tundub, et loomakaitsjad või jah, et lemmiklooma pidamises ollakse palju kaugemale jõudnud kui palju keerulisemates süsteemides, et kuidas moodi me saame teha ettekirjutusi lemmiklooma pidamise osas, aga näiteks metsa pidamise osas ei tee. Ja need on suured asjad, nendega peab paralleelselt tegelema, aga väikest ebaõiglust saab hakata kohe likvideerima. Nii et küsimus väga õige ja see ongi suur küsimus. Nii, meie järgmine ettekandja on Mihkel Kangur. Ma igaks juhuks ütlen ära ka, et tegelikkuses on meid üle maakera võimalik jälgida, kelle internet on, et Mihkel, vali nüüd sõnu. Ma unustasin enne mõtlemata. Ole hea, sõna sulle. Sõnastan ümber kohe enda ettekande, siis et jätan roppused välja. Aga tere, mina olen Mihkel Kangur ja ma olen Tallinna Ülikoolis tõesti väga erinevatel ametikohtadel tööl sarnaselt Askole, pigem ka ilmselt suundumas sotsiaalteaduste, humanitaarteaduste, kasvatusteaduste radadele, kuna meie ees seisvad keskkonnaprobleemid, väga rängad keskkonnaprobleemid, ei ole praeguseks hetkeks enam lahendatavad loodusteaduslike meetoditega, vaid need on sotsiaalhumanitaarteaduslikud väljakutsed, millega meil ühiskond ees seisab, kui me tahame liigina inimkonnana maakeral sama heaolu taset hoida. Ma kardan, et see punkt on meil möödas, kus me tegelikult saame seda sama heaolu taset hoida, milleni me praeguseks oleme jõudnud. Et inimkond saaks säilida, me peame leidma inimkonnas lahendusi, mitte looduses lahendusi. Sarnaselt Askole mina ei taha hakata diskuteerima siin nende numbrite ümber, kas metsa raiutakse palju, vähe, mitu tikku ikkagi metsast välja tuuakse. Ma keskendun ühele aspektile, mis metsaga kaasas käib. Mets ei ole ainult need puud. Me tegime talvel, andsime Päästeametile üle ühe pisikese uuringu, ühe metsatulekahju käigus kaotatud ökosüsteemi teenuste, väärtuste hinnangute osas. Me ei suutnud sinna loomulikult kõiki väärtuseid kokku koguda, kuna metoodikaid on veel puudu, kuidas arvestada. Aga arvestuslikult ühes 40 hektarilises põlengus hävinud puit moodustas vaid poole kõigi sellel metsaalal asunud hüvedest. Metsatulekahju on küllalt sarnane sellele, mis tähendab üks lageraie, mis on meil valdav metsandusvõte. Siin joonisel on kõik Eesti kraavid. Sellel joonisel ei ole mitte midagi muud kui ainult kraavid, mis on Eestisse kaevatud. Meil on pikaajaline traditsioon Tammsaare kirjutistest, juba me teame võidelda kivide ja vete ja kõigi loodusnähtustega. Mõni metsatööstur arvab, et meil on 5000 aastat tigedat võitlust metsaga ka olnud. Need ajad on möödas, kus me peame loodusega võitlema
kui me tahame ellu jääda, siis me peame loodusega ära leppima ja elama nende reeglite järgi, mitte enda kehtestatud reeglite järgi, sest seal me jääme lihtsalt mõne miljardi aastaga alla kogemusele. Paratamatult on see, et kui me tahame Eestis midagi kasvatada, nii põllumajanduses kui metsanduses, siis me peame selle veega kuidagi toime tulema. Ja kuivendus on üks väga oluline võte metsamajanduses. Kuid paraku me teeme seda samasuguses teadmises ja stiilis, nagu seda on kirjeldanud Tõde ja õigus. See on üks Ameerika uuring, kus on näidatud, kui oluline on, milline on taimkatte tormivete või tulvavete ka toime tulemises. Tuletan meelde, et ka Eestis kliimamuutuste prognoos ütleb seda meile, et tulva või paduvihmade tõenäosus meil kasvab. Põuaperioodide esinemise sagedus kasvab, kui tuleb vihma, siis tuleb väga palju ja väga suurtes kogustes. Metsamaad aitavad väga oluliselt toime tulla nende paduvihmadega kaasnevate uputustega. Nad absorbeerivad, tõmbavad, imevad endasse selle vee ja aitavad tasakaalustada allavoolu olevaid vooluveekogusid, et seal üleujutusi ei tekiks. Ilma metsata aladelt äravool on kordades suurem, kuid sellega kaasneb, see ei ole küsimus ainult selles vees, mis sellega liigub, vaid sellega kaasneb toitainete leostumine, toitainete ärakanne, ka pinnase ärakanne nendelt aladelt. Mida see mets teeb? Mets on puit või puud, taimkate on üks suur veepump, ta pumpab seda vett läbi enda, ta ei saa muud moodi toitaineid kätte, kui taimed pumpavad vett endast läbi, selleks, et jõuaks üles lehtedesse ka toitaineid. Ja sellega ta alandab selles piirkonnas oluliselt veetaset. Kui mets on maha võetud, siis põhjavee tase hakkab tõusma ja äravoolud nendelt pinnastelt, nendelt pindadelt hakkavad oluliselt kasvama ja kuhu nad ikkagi lähevad, on veekogud. Lisaks muutub kasvuhoonegaaside emissioonid. Selliselt meil väga laialt levinud orgaanikarikkad mullad hakkavad ilma taimkatteta imiteerima endast süsinikku, olles siis oluliseks kasvuhoonegaaside allikateks, ehk et meie probleemi süvendav. Üldiselt arvatakse, et turvasmullad on suhteliselt toitainete vahelised, tegelikult absorbeerivad nad endasse küllalt suurtes kogustes toitaineid, eriti lämmastikku, ja need võivad olla tunduvalt kõrgemad majandatud metsamuldades, viidates siis sellele probleemile, et kui ei ole kaitsvat taimkattet nendel muldadel enam peal, siis erosiooniga need hakkavad liikuma veekogudesse. Toitainete kinnipidamine turvasmuldades on äärmiselt oluline, kus suur osa tegelikult nendest toitainetest saab jääda sinna turvasmulda kinni, kui seda vooluvettega ära ei viia. Kuivendus ja kuivenduskraavide hooldus on Eestis äärmiselt oluline metsamajandamise osa. Maaparandussüsteemide registri järgi on 722 000 hektarit meil kuivendatud, moodustades metsamaast siis 34%. Milles probleem on see, et
need registrid ei näita, millistel muldadel on kuivendused läbi viidud ja ka metsastatistika ei näita, millistel muldadel kasvab mets ja kui palju sellest metsamaast on sealt siis kuivendatud. Eestis keskmine vooluveekogude, looduslike vooluveekogude pikkus hektari kohta on kuskil 3,8 meetrit looduslikke veekogusid. Inimtekkelisi vooluveekogusid ehk siis kraave on 174 meetrit hektari kohta. Need on, see näitab, kui suures ulatuses me peame seda metsa veest tühjaks pumpama. On võimalik võtta kasutusele loomulikult siin metsamajanduslikke võtteid selleks, et leostumist vähendada, selle asemel, et rajada pikki ja sirgeid kraave, mida valdavalt rajatakse siis ka metsa väljaveo teede kõrvale, kuna sinna on seda mõistlik selles suhtes teha, et seda teed kuivemana ka hoida seda teed, aga need kraavid koos nende teedega muutuvad ökoloogilises mõttes väga tugevateks piirideks. Ja loogiline on, et kui on võimalus teha sirge tee, siis tehakse sirge tee, selle kõrvale siis ka sirge kraav. Need tähendavad automaatselt seda, et vee äravool on tunduvalt kiirem. Metsamajanduslikus mõttes ilmselt see on soovitud tulemus, kuid sellega paratamatult kaasnevad need ohud, mis on seotud looduslike veekogudega, kõige lõpuks ka Läänemerega. Loomulikult selliste võtete rakendamine nõuab raha ja kui siin eelnevalt kõlas küsimus, kas siis seda peaks kuidagi kompenseerima, siis meil on võrdluseks Eesti Energia, kes pumpab samuti enda tootmisaladelt vett välja, kuid Eesti Energia puhul on see tunduvalt lihtsam, kuna need pumplad ja pumpade töötamisajad ja kogused on suhteliselt lihtsalt arvutatavad, mistõttu Eesti Energialt on võimalik, pealegi on tegu ühe ettevõttega, Eesti Energia kaevanduste käest saab selle vee eritasu suhteliselt lihtsalt kätte. Eesti kontekstis meil puudub see süstemaatiline teadmine selle kohta, kui palju vett metsaaladelt selliselt kraavitades välja juhitakse. Küll aga on see kaudsete meetoditega välja arvutatav. Poliitikate kujundamiseks sellest võib-olla ei piisa. Meil oleks vaja täpsemaid uuringuid, selliseid süsteemseid monitooringuid nende veekoguste ja keemiliste koosseisude kohta juurde teha. On siis võimalik rajada selliseid vee liikumiskiirust aeglustavaid, kas siis settetiike, basseine, tamme nendele kraavidele, et selle veehoogu natuke pidurdada. Voolukiirus alanedes toimub settimine, millega viiakse siis ka toitained enne looduslikku veekokku jõudmist välja. Meil parem oleks jätta alles sellised valgpuhastusalad, kus siis loodus ise tuleb toime nende ainevoogudega, mis kuivendatud aladelt, muidu metsaaladelt vooluveekogudesse liiguks. See on see, kuidas loodus ise toimib. Jällegi Eestis on selliseid töid suhteliselt vähe tehtud. Ja kolmas võte, meil liigub metsade raiumine väga sageli otse veekogude kallastele. Tegelikult, kui me vaatame ühte veekogu, siis me ei saa seda veekogu lahutada tema valgalast, ehk et ühe järve piir ei hakka selles kohas, kust algab vesi, kus me saame jala vette pista, vaid veekogu piir algab sellest piirist, kust on selle veekogu valgala.
ja kõik see, mis sellel valgalal toimub, mõjutab seda veekogu, siis vähemalt selle osa, mis vahetult kasvab järve kaldal, selle metsa osa me võiksime alles jätta, kuna need loovad väga olulisi elupaiku järves endas sees, aga nad pakuvad ka puhverdusalasid toitainete voogudele, ehk et see filtreeriks, need alad filtreeriks toitainete voog veekogudesse natukenegi välja. See on umbes sarnane võte, mida rakendatakse soovituslikult järjest enam ja enam põllumajanduses ka, et põllumaade serva jäetaks puhveralad nii toitainetega toimetulekuks kui ka siis bioloogilise mitmekesisuse säilitamise jaoks. Lõpetan põhimõtteliselt selle sama mõttega, millega Asko lõpetas, et meil puudub praegusel hetkel selline integreeritud lähenemine metsa ökosüsteemidele, nende teenuste põhjalikumale analüüsile, sealhulgas siis ka veega seotud küsimustele. Samas tuletan meelde, et enamus Eesti veekogusid on suhteliselt kehvas seisus ja me peame tegema väga suuri pingutusi selleks, et selle veeressursi kvaliteedi tagamine vastavalt Euroopa Liidu veeraamdirektiivile saaks täidetud. Aitäh! Aitäh! Marek Metslaid, ole hea, tule pane ka ennast nii-öelda juba. Ja teeme aplausi ka Mihkel, muidugi. Väga õige. Kellegil on Mihklile küsimus? Mihkel oli spetsiifilisem. Ma siis küsin ise selle küsimuse, et sa väga palju oma ettekandes rõhutasid seda, et need andmed puuduvad ja neid ei ole ja sellest on nagu raske järeldusi teha, et sellest tulenevalt täiesti lihtne küsimus, et kuidas need andmed peaksid tekkima või mis järgmised sammud peaks olema, et Eesti riigil oleks ülevaade? Uurida. Meil on... Rohkem teadmisi on parem kui vähem teadmisi. Jah, meil on esialgseid andmeid, mis me oleme teinud pilootprojektide raames. Ka siin kasutatud andmed põhinevad ühel rahvusvahelisel projektil, mille partneriks me oleme, kuid süstemaatiline seire, süstemaatiline analüüs nendes asjades seni puuduvad. Me oleme üksikutes kohtades suutnud mõõta, seesama Endla looduskaitsealal me oleme mõõtnud tulemusi, mis näitavad, et metsaalalt kuivendussüsteemidest pärit metsaaladelt Endla looduskaitsealal ühes konkreetses uuringu piirkonnas me oleme näidanud, selle kohta valmib üks doktoritöö lähiajal, on toitainete väljavoog kohati 1000 korda kõrgem sellest looduslikust foonist. See on võimalik näidata selgelt, et see on seotud kuivendussüsteemi. Lühike küsimus ja lühike vastus, kuna Asko soovis sult küsida, siis omavahel ma saan võib-olla ammu kokku saanud, nii et olge head. Mul on ainult jah, et kas sinu arvates on mingi lahendus sellele olukorrale, kus Eestis on just nagu vett palju üle ja siis on maailmas väga palju riike, kus on vett nagu väga palju puudu, et kas on lahendus olemas või igaüks peab sinu meelest ise hakkama saama? No, vett vedada ühes kohas teis on küllalt kallis, ta kaalub päris palju ja transport on sellel suhteliselt mõttetu, aga see, et kus kohas on vett palju ja kus kohas on seda vähe, see sõltub kliimast ja kui me muudame ka enda tegevusega tulenevalt siis meie metsamajanduspoliitikast, tulenevalt meie põlevkivipoliitikast, kui me muudame kliimasüsteeme nii olulisel määral, nagu me seda teeme, siis me oleme kaasvastutavad väga selgelt selle eest, mis toimub Süürias, mis toimub Niiluse kallastel, et ühesõnaga ikkagi keeruline. Loodus on huvitav, jah. Marek Metslaid. Sõna teile. Austatud Riigikogu liikmed, metsasõbrad. Mina olen Marek Metslaid, Eesti Maaülikooli
metsaökoloogia vanemteadur, lisaks toimetan ka Põhjamaade metsauuenduse võrgustiku koordinaatorina ja mitmetes Euroopa Liidu projektides või koostöövõrgustikes. Kõigepealt Eesti Maaülikool, et siin viimasel ajal on väga palju räägitud, et on meil seal väga palju puupõldureid, et vaataks natuke lähemalt, et kui nüüd rahvusvaheline konsultatsioonifirma, mis iga aasta oma edetabeleid teeb põllumajandus- ja metsanduse valdkondade kohta, siis me oleme selles reas nüüd 51. kuni 100. kohal, teeme kogu maailma mastaabis. Et võrdluseks on siia toodud Tartu Ülikool, mis paikneb siis põllumajandus- ja metsanduse valdkonnas 201. kuni 250. kohal ja teisi Eesti ülikoole sellest edetabelist ei leia. Ja siin võib-olla ka välja tuua 2017-2018 Maaülikooli metsateadlastele omistati ka Vabariigi teaduspreemia, et 2017. aastal siis metsabioloogia töörühm, milles ma ka ise osalen, ja kui teemat vaadata, siis häiringurežiimid ja ainevood, häiringute all me mõtleme siin torm, tuli, ulukid ja nii edasi, et kõik, mis nii-öelda seda metsa loomulikku protsessi nii-öelda häirivad või pahupidi pööravad. Ja 2018 aastal metsapatoloogia dotsent Rein Trenkan, et kui nüüd vaadata laiemalt ka globaalselt, siis no tegelikult metsahäiringud ja ka metsapatoloogia küsimused on väga, väga aktuaalsed ja sellega ka väga põhjalikult tegeletakse. Et nüüd lühidalt metsade jätkusuutlikust majandamisest, siin on lihtsalt väljavõte metsaseadusest, et majandamine on jätkusuutlik, kui see tagab siis elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning arvestab nii ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi, nii lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis. Et Asko juba tõi ka need punktid välja. Ja nüüd, kui vaadata ökosüsteemi teenuseid, siis on meil olemas siin tugiteenused, aineringe, siin näiteks kõige suurem küsimus on süsinik, lämmastik, siis ka fotosüntees, elupaigad, mulla küsimused, siis reguleerivad teenused, seesama kliimavaldkond, vee, õhu ja mulla kvaliteet, siis varustusteenused, mida siis inimene saab ökosüsteemilt, toit, vesi, puit ja muud materjalid, ja siis kultuuriteenused ja rekreatiivsed teenused, et loodus pakub ka esteetilist ja vaimset naudingut, lisaks on ta lõõgastumise koht ja uute teadmiste ammutamise allikas. Kui palju meil metsa täna on, seda on juba siin räägitud, 51,4%, aga nüüd kui keerata ajas 100 aastat või rohkem tagasi, et mis te arvate, kui palju meil sel ajal metsa võis olla? Jääl on 0. Et kui me keerame siin natukene üle 100 aasta, siis Eesti oli võrdlemisi rikas metsade poolest, nii võib lugeda Eesti põllumajanduse statistilisest albumist. Et sel ajal aastatel siis siin on numbriline viga 1896 kuni 1902 ja Lõuna-Eestis läbi viidud siis hinnangutel 1904-1912 oli meil metsamaa pindala circa 900 000 hektarit ja see teeb vabariigi üldpindalast 20,5%. Milline on meie mets? Seda ilmselt olete ka juba kõik ise põhjalikult näinud, et mänd on domineeriv puuliik, männile järgneb kask ja kuusk. Kuuse nii-öelda pindalaliselt osakaal on väike, aga nüüd kuusk väga palju esineb meil teises rindes või kaaspuuliigina, et kuuse tagavara on
24%, et kui nüüd pinnaga võrrelda, siis on see üsna märkimisväärne vahe ja kuuse kindlasti pindala ja tagavara tulevikus ka suureneb, kuna teda kõige peamiselt kultiveeritakse. Ja kui vana on meie mets, seda on ka juba täna siin näidatud, et sisuliselt valmivaid metsi siin 41–60 või 61–80 aasta vanuseid on üsna palju, raieküpseid siin 81–100 aastat on ka terve hulk. Ja kui rääkida metsamajandusest, siis me ei saa üle ega ümber majandusmetsa eluringist, et ma siin keskendungi majandusmetsa poolele, et siis 0–5 aastat on siis see metsade uuenemise faas, seejärel toimub noorendike hooldus, kus siis saame nii-öelda tulevikupuid välja valida, kujundada metsa koosseisu, valida ka puuliiki veel, sest alati tuleb ka kultiveeritud aladele looduslikku uuendust juurde. Et kui me kultiveerime kuuske, siis üsna tihti leiame sealt lehtpuid nagu kaske, haaba. Ja siis 20–60 aastases metsas teeme veel harvendusraiet. Et kui mis puudutab harvendusraiet, siis seda võiks veelgi enam teha. Milleks on harvendusraied olulised? Ikka selleks, et ka sademed jõuaksid nii-öelda metsa alla. Kui meil on väga tihe mets, siis võrad võtavad need sademed kinni, sinna jõuab vett, teistpidi sinna jõuab ka valgust. Et kuhu me suvel ikka varju otsime, kui vihma sajab, ikka metsa alt, kus. Aga tegelikult võiks neid ikkagi õigeaegselt majandada ja õigeaegselt ka need harvendused ära teha, et see soodustab ka või toetab ka juurdekasvu ja ka süsiniku sidumisvõimet. Ja edasi on siis juba küpsmets, et siin on meil siis erinevatel puuliikidel erinevad raievanused. Et nagu mainitud, häiringud on üks teema, millega olen ise väga palju tegelenud. Ja häiringud metsaökosüsteemis on siis kas inimtekkelised või looduslikud. Lageraiest on räägitud, et kui meil on majandusmets, raie, siin on tüüpiline on meil lageraie. Me jätame siis lageraie käigus säilikpuid, seemnepuid, jätame ka lamapuitu, sinna jääb kände. Kui on olemas järelkasv, jääb ka sinna looduslikku uuendust järelkasvu näol, näiteks harilikku kuuske. Siis on looduslikud häiringud, näiteks tormiheide või juba eelpool mainitud metsapõlengud, mida annab ka lageraiega võrrelda. Ja milleks ma seda võrdlust siia toon, et tormid üldiselt, kui vaadata, siis võtavad juba vanemaid metsi, et neid andmeid on üsna palju 2001–2002 aasta tormialadelt vastavalt siis Tudu ja Alliku Kirde-Eesti, Ida-Eesti aladelt. Et teatud vanuses puistud muutuvad ebastabiilseks ja tormidele vastuvõtlikuks. Ja kui me teeme nüüd sanitaarraie, siis sisuliselt pärast seda näeb see ala välja nagu raiesmik, et võib-olla on seal juuremättaid, juureauke, et võib-olla see mikroalasid on seal või mikroreljeefi moodustisi on rohkem kui lageraie puhul, aga üldiselt pilt on sarnane. Ja kui me ei tee sanitaarraiet, siis me peame arvestama, et on seal üraskirüüsted, mõned teised putukad, patogeenid, et igal juhul sanitaarraie tegemine on mõistlik. Aga nüüd, kui võrrelda majandusmetsa ja looduslikku häiringut, siis lageraie puhul me teeme ühekordse häiringu, aga kui meil on nüüd tormiheide, siis tormiheide ise on esimene häiring, teine häiring on sanitaarraie, aga nii nagu öeldud, kui me seda sanitaarraiet ei tee, siis ikkagi tulevad teised häiringud seal. Ja siis veel on siia toodud raadatud ala ehk põllumaa,
väga palju Eesti metsi on endistele põllumaadele rajatud. Et siin põhimõtteliselt toimub siis nii-öelda metsastamine või taastamine, et väga palju viimastelgi kümnenditele on põllumaid metsastatud. Ja siis osalesin ise ühe koste segametsade võrgustiku raames ühes uuringus, kus küsisime siis metsade majandajatelt, praktikutelt, et millised probleemid neid kõige rohkem vaevavad või kus on kõige rohkem teadmiste vajakuid. Ja siin selles nii-öelda ja välja valiti siis 10 kõige olulisemat küsimust ja need siis pandi ka pingeritta. Ja osales siis 168 Euroopa metsamajandajat 22 riigist. Eesti oli ka selles uuringus väga aktiivselt esindatud. Ja üldiselt langesid metsamajandajatele kõige enam muret tekitavad teemad kokku nendega, mis on ka enamike uurimisprojektide keskmes. Ja siin Boldis või ütleme rasvases kirjas olen välja toonud, et teemad siis hõlmasid küsimusi, mis on seotud segametsade majandamisega ja nende rolliga metsade stabiilsuse tagamisel, millega seistakse siis silmitsi kliimamuutuste ja looduslike häiringute puhul ning ökosüsteemi teenuste pakkumisel ühiskonnale. Top 2 küsimused olidki seotud metsahäiringute ja kliimamuutustega. Et kas puhtpuistud on stabiilsemad kui näiteks segapuistud ja nii edasi. Ja hetkel on veel vähe teadmisi segametsade majandamisest pikemal ajaperioodil ja majandamisega seotud kuludest. Ja nii nagu juba mainitud, see stabiilsuse teema, et enamikes uurimisprojektides on püütud seda hinnata, et kas siis segapuistud on võrreldes puhtpuistutega stabiilsemad või pakuvad rohkem ökosüsteemi teenuseid kui puhtpuistud, kuid siiski on nende erinevusi põhjustavate mehhanismide kohta teave endiselt ebapiisav. Ja tuvastati ka teadmiste vähesus ajalis-ruumilisel skaalal, et milles kesksel kohal on siis vastupanuvõime ja kohanemine kliima- ja keskkonnamuutustega. Ja tulevaste teadusuuringute kavandamisel see kavandamine tuleks kindlasti läbi viia teadlaste ja praktikute koostöös, lähtudes seejuures mõlema poole teadmiste vajakutest. Kes soovib tervikteksti, siis see on ka kättesaadav, avaldatud selle aasta numbriga ajakirjas Forest Ecology and Management. Ja nüüd mõne sõnaga ka häiringud, et kui nüüd aastaraamatust mets võtta, siis siin, kui on olnud suuremad tormiaastad, nagu mainitud, 2001-2002, siis pindalaliselt võrdub see ligi 5000 hektariga paljalt tormialade puhul. Ja torme, kui nüüd ajaskaalat vaadata, on sisuliselt iga 5 aasta tagant on üks suurem torm, et kui varasemalt olid nad seal Kirde- või Ida-Eestis, siis viimane suurem torm oli siis Valgamaal, et see nii-öelda esinemispaigad või ütleme jah, nii-öelda lokaalsus on mõnes mõttes nagu ka muutuv, et ta ei ole ainult kas rannikualadel või ütleme tuultele avatud kohtades. Ja siin võib-olla ka, mis on oluline, juuremädanikud, ulukikahjustused, helesinine tulp nüüd on ka viimastel aastatel näitab tõusvat joont. Kindlasti läheb siin sõralistel hästi, põtradel ja toetab ka see siis võib-olla kiskjate arvukust. Ja nüüd metsapõlengute juurde ma tulen eraldi slaidiga. Ja kui vaadata nüüd, kui palju siis nii-öelda tihumeetritesse metsakaitse ekspertiisi alusel siis lageraiesse on hinnatud, siis tudutormis 2001 aastal oli see ligi 1 miljon tihumeetrit. Järgneval aastal tuduhalliku nii-öelda torm, seal oli ta 800 000
hektarit või 8000 tihumeetrit, et sisuliselt 2 aastaga häiringute mõjul 2 miljonit tihumeetrit. Et ja noh, teiste ütleme häiringute puhul see pind ja ütleme maht on üldiselt sarnane, et nii ka need postid siit välja joonistuvad. Ja kui vaadata metsapõlenguid Eestist viimase ütleme sajandi jooksul, siis kokku ligi 15 000 metsapõlengut, keskmiselt 170 metsapõlengut aastas, keskmine pindala 4,5 hektarit ja suurimate põlengute aastad olen ka siin eraldi välja toonud. Siin tõin ainult välja need, mis olid üle 2000 hektari aasta kohta. Ja kui nüüd seda graafikut vaadata, siis üsna tihti on meil need metsapõlenguid ja need pinnad on mõnel aastal väga suured. Ja vahepeal on olnud nagu selline vaiksem periood 60ndate keskpaigast kuni taasiseseisvumiseni, aga pärast seda on metsapõlengute arv jälle suurenenud ja viimane suurem põleng oli 2008 aasta Nõva-aladel Vihterpalu lähedal, kus siis üle 800 hektari põles, et nende alade uuringutega tegeleme, väga põnevad andmestikud tulevad sealt. Ja siin näitaks juurde, kui palju meil metsa on kaitse all, ligi veerand siis, ja range kaitse all circa siis 10%. Ja kui seda nüüd võrrelda teiste maadega, siis me oleme selle näitajaga üsna kõrgel. Soome näidet on täna toodud, Soomes on see näitaja veel suurem, et Soome puhul ilmselt võib ka siin lapialad juurde arvestada. Tulevik tõenäoliselt või minu isiklik arvamus ja paljude kolleegide arvamus on, et biomajandus, et puidu ja puittoodete laialdasem kasutamine, puit on taastuv tooraine ja lisaks on ta ka looduslähedane energiaallikas. Lisaks on puiduga võimalik asendada keskkonda saastavaid ja mittetaastuvaid fossiilseid kütuseid, metalli ja plasti. Lisaks aitab puidu kasutamine vähendada süsihappegaasi emissiooni ehk siis kliimapoliitika kontekst. Ja kindlasti on oluline, et puiduressurssi maksimaalselt väärindatakse kodumaal, et me ei ekspordiks ümarmaterjali. Et see on kindlasti, või see ei ole mõistlik, et mäletan 15 aastat tagasi sai Rootsis õpitud, tegelesime selle sama küsimusega, et väga palju ümarmaterjali läheb eksporti, et miks me seda koha peal ei väärinda. 15 aastat hiljem me oleme täna samas seisus. Ja lisaks pakub mets mitmeid mittepuidulisi väärtusi, olgu selleks siis marjad, seened, ravimtaimed ja nii edasi. Ja võib-olla kokkuvõtvalt tooksin välja ka Euroopa Metsainstituudi pöördumise, mis ka ajakirjandusest läbi jooksis. Et jaanuaris siis sel aastal tegi grupp juhtivaid metsateadlasi üle maailma ühispöördumise, väga autoriteetsed teadlased, kes osalevad ka kaalukate raportite, nii kliima- kui ka metsaraportite kokkupanemisel. Et kliimamuutuste leevendamiseks võiksime metsi julgemalt majandada ja selle seisukohaga ühinesid ka enamus Eesti Maaülikooli metsateadlastest. Ja lühidalt seisab seal pöördumises, et metsade julgem majandamine aitab leevendada kliimamuutuste mõjusid, siinkohal ära märkida süsiniku sidumine. Puittoodete ja bioenergia kasutamine aitavad vähendada alternatiivsete materjalide kasutamist, juba mainitud fossiilsed kütused, tsement, teras, plastid, mis on heiteintensiivsed ehk reostavad keskkonda. Ja kasvav nõudlus metsasaaduste järele, nii puit kui bioenergia, soodustab metsamajandamist ja see omakorda toetab siis metsauuendust ning ka metsa juurdekasvu. Ilma metsamajandamiseta on selge, et metsa juurdekasvu tempo
ja süsiniku sidumise võime langeb. Siin võib välja tuua, et vanade ja majandamata metsade süsiniku sidumise võime kahaneb ajaga ning sidumise asemel võivad metsad hakata süsinikku hoopis eraldama. Ja säästva metsamajandamise põhimõtetest lähtuv metsaraie aitab säilitada metsa jõudsa juurdekasvu, siinkohal ka siis selle sama süsiniku sidumisvõime ja võimaldab ka jätkuvat raiet. Kes soovib kes seda teksti varem näinud ei ole, siis seda on Euroopa Metsainstituudi kodulehel võimalik vaadata. Ja siinkohal tänan teid tähelepanu eest. Aitäh, et aplaus loomulikult. Veiko Eltermann, aga nii kaua mul on teile üks küsimus ja kui kellelgi veel on, siis saab täiendada, et see teine või kolmas slaid, mis näitas seda ajalugu 100 aastat tagasi, et mul on teile, ma alati, kui ma seda slaidi näen, et Maaülikooli inimesed seda slaidi armastavad näidata ja sellest ka kirjutada, et teie enda ülikooli, ma ütleks siis ka teadur minu jaoks, ja Toivo Meikar on ka öelnud, et toona arvestati seda, saate panna selle teise slaidi, ka vähe teistmoodi, et see 20%, mis te näitasite selle nii-öelda esimese vabariigi aegsetel, et mis on see võrdlusmoment pidevalt, et siis liigituti metsa alla tõesti ainult seda osa metsa, mis oli selle kvaliteet palgipuit, et näiteks täna me ju teame, et kui juba 1,3 meetrist metsa, ühesõnaga see number oli teine ja teiselt poolt, et läbi Eesti viimase inimkonna ajaloo oli ka see üks tõesti ajajärk, kus oli ka kõige vähem, vaatamata selle statistilisele või sellisele tõlgendamisküsimuse metsa, et miks te ei võrda näiteks 200 aastasega või kui te teistpidi tahaks näitate jääajaga, et lihtsalt see on alati selline minu poolt siis vaadates otse sama väide, et see on nagu valitud, et just see, et nagu me siin mõnes ettekandes nägime, et numbrid saab näidata, kui on erinevalt, et see on nagu tõesti leitud siis see hetk, kus on ühtepidi kõige kehvem ja teiselt poolt on see statistiliselt ka selles mõttes võrreldes tänapäeva andmetega vale, et ta on nagu liiga jäik, et täna arvestatakse metsaks hoopis muid alasid ka näiteks neid karjamaid, mis on juba metsaga kaetud, et kuidas te seda kommenteerite? Tähendab võib-olla taustaks nii palju, et see näitab tegelikult seda, et metsade majandamine, kui sel ajal ta oli intensiivne, et pärast seda toimusid suured, taastamise, uuendamise protsessid, et metsamehed on teinud tohutut tööd, et meil täna oleks selline metsasus, nagu ta on, ja meil oleks ka see elurikkus, mis meil täna olemas on. Et pigem nagu seda välja tuua, et me oleme oma metsi majandanud, aga ikkagi oleme jõudnud sinna punkti, kus meil on erinevad väärtused esindatud. Ja täna on see koht, et kuhu poole siis nüüd edasi liikuda. Aitäh, kas kellelgi on veel küsimusi? Ole hea, Toomas. Kõigepealt mul on väga hää meel, et me oleme kuulanud 3 ülikooli teadlasi ja ma pean täiesti loomulikuks, et kuigi Asko ütles, et niisugustel uuringute vahel konflikti ei ole, siis tõepoolest niisuguste teatavate väärtuste vahel teatavat niisugust pinget võib tajuda küll. Võtame näiteks Teaduste Akadeemia looduskaitse siis see avaldus, millele Maaülikooli metsateadlased vastasid omapoolse kirjaga. Aga ma küsin hoopis ühe väga konkreetse küsimuse. Ma tean, et sa liigud üsna sageli ka Skandinaavias ja selle debati emotsionaalsusest on palju juttu olnud näiteks ja mingid väited hakkavad liikuma, mille kontrollis, nagu mina näiteks ei ole kindel, et näiteks üks niisugune väide on, et Norras on lageraied keelatud. Et kas see on tõsi? Mis puudutab Norra metsandust ja lageraied, siis see väide on vale, et lageraied on keelatud. Norras tehakse lageraied ja palju suuremas mastaabis, need on palju suuremad pindalad, seal ei ole seatud piiranguid. Ja lageraie käigus, või lageraie puhul jäetakse säilikpuid ainult mahus, mis on sätestatud sertifitseerimise meetmetega. Et sisuliselt säilikpuid ei jäeta.
ja teine, ütleme, lageraie viis on siis lageraie seemnepuudega, näiteks männi loodusliku uuendamise puhul, et siis jäetakse seemnepuid. Ja jah, et see väide jah ei pea paika, et Norras tehakse lageraied ja võib-olla teinekord on need isegi häirivamad kui Eestis, et pindalad suurem. Hardi, ma nägin, et sul oli ka Hardi Volmer, käsi püsti. Aitäh, lugupeetav. Et nagu me ajaloost teame, siis näiteks tõi väga olulise murrangu inimkonna ajalukku ja demograafilisse seisu ja sotsiaalsetesse suhetesse tulirelvade kasutusele võtt. Et mida te kostate selle peale, et ma pean silmas niinimetatud võib-olla mingit diskursuse muutust, et 20. sajandi keskpaigas tuli meil kasutusele mootorsaag, mitte meil ainult, vaid kõikjal ja nüüd on juba populaarseks muutunud ja juba hoogsalt demoniseeritud uus, ütelda siis massihävitusrelv, harvester. Et kas me võime siin näha teatavaid selliseid murrangulisi metsamajandamise muudatusi? Palun. Väga jah, filosoofiline küsimus, et mina ei näe küll harvesteris massihävitusrelva, et harvester on täna ikkagi... Endi vastuvõtul nägime kõik ju kuulsaks saanud filmi. Jah, olin ka ise presidendi vastuvõtul ja ma seda kontserti osa jäi võib-olla vahele, et ma ei kommenteeriks seda, et No, ma täpsustan, võib-olla küsimus on selline, et mis on iseenesest kindlasti see nii on, aga võib-olla te siis nagu saate täpsustada, et kas siis harvesteri tehnika areng on ka metsandus sellist intensiivsust ja majandamist muutnud, on see küsimus siis nagu lihtsamalt ja mootorsi. Et no mis kindlasti on, nagu vastus on jah, et keegi 2 mees aega lageraiet suurde tõenäosusega ei teinud, aga no eks te saate ise täpsemalt vastata. Ma arvan, et küsimus oli selline lihtsalt rohkem. Jah, et ütleme mootorsaega täna jah enam keegi metsa väga naljalt minna ei taha, et siin on väga selgelt on see, üks on töökeskkonna tingimused, mis on metsas, kujutate ise ette talvel külmaga või suvel vihmaga või mis iganes tingimustes. Lisaks on ta füüsiliselt äärmiselt raske töö, väga palju on tööõnnetusi, et selge on see, et täna on see kogu nii-öelda operaator tegevust läinud kabiini ja toimub see nii-öelda mugavates töökeskkonna tingimustes ja palju intensiivsemalt. Nii, ja üle laua MTÜ Eesti Metsaabiks ja me viimase küsimuses vaatame ka viimase ettekande. Ja, minul oleks küsimus. Te ütlesite, et hetkel on veel vähe teadmisi segametsade majandamisest pikemal ajaperioodil ja selle majandamisega kaasnevatest kuludest ja te ütlesite, et praegu veel ei teata, kas segapuistud pakuvad siis rohkem ökosüsteemi teenuseid kui puistuid ja on stabiilsemad. Aga ma ei ole küll spetsialist, aga mulle lihtsalt loogiliselt võttes tundub, et segapuistus on juba ju puuliike rohkem. Ja tegelikult tundub, et on juba veidikene ökoloogiliselt mitmekesisem. Ja kui vaadata näiteks, mida on erinevad teadlased rääkinud juurepessust, siis puhtpuistus juurepess levib ka näiteks kindlasti paremini, nii et siis võiks öelda, et segapuistu on ka stabiilsem tegelikult haiguste suhtes. Nii et mulle lihtsalt jäi segaseks, et kuidas seda veel ei teata, et tegelikult minu arust on üsna teada, et segametsad on stabiilsemad ja pakuvad rohkem teenuseid kui puhtpuistud. Kui me võtame nüüd selle konkreetse uuringu, siis see on küsitluse põhjal, mis on tehtud, me küsitlesime metsade majandajaid. Et seal ongi see mõte, et mida meie teame teadlastena, aga millised probleemid on, ütleme, kes igapäevaselt metsadega tegelevad.
et võib-olla nendeni see teadmised ei jõua. Et on võib-olla tehtud väga palju uuringuid, on tohutu hulk artikleid, aga need teadmised võib-olla ei ole praktikuteni jõudnud. Aga samas on ka asju, mis võib-olla ei ole teaduslikult veel põhjalikult läbi uuritud. Teaduse puhul on ka, meil on omad metoodikad, mida me peame järgima, et need oleksid ka hiljem aktsepteeritavad. Nii, aitäh, aga kuulaksime ära nüüd viimase ettekande ja ma vabandan, et Veiko Eltermanniga aega läks praegu nende küsimuste vastusega, nii et olge hea, sõna teile. RMK ja kuidas RMK näeb meie kõigi metsa tulevikus? Austatud metsast hoolivad inimesed, väga põnev on siin seltskonnas olla ja kuulata neid ettekandeid ja ma tahakski alustada tegelikult paarist eelkõnelejast. Korra juba ekraani peal viksatas, et kuidas on siis lood selle võrdserve ja raiemahuga. Et mina kasutan Google'it kalkulaatorina ja niisuguse tulemuse annab siis, et 11 miljonit tihumeetrit on 0,011 kuupkilomeetrit. Vaatasin telefonist koha peal järgi, et võrdserve maht on 0,75 kuupkilomeetrit, nii et eelmise aasta raiemaht mahub 68 korda võrdserve sisse ära. Põhimõtteliselt metsanduses ongi numbrid, kuidas? Pindalastel? Mitte tihudes? Siis ma vabandan. Siis ma ei kuulanud põhjalikult, aga selles mõttes on ka kuupkilomeetri ja kuupmeetri mõttes on asi väga kujundlik ja soovitan soojalt kasutada Google'i otsingut kalkulaatorina. See on väga tõhus. Teiseks ma tahaksin, kas ei ole mikrofoni või? Ei kosta? Jah. Teiseks ma soovin tänu avaldada Askole ja tunnustust, et sina olid see juurdekasvu maaletooja mõned ajad tagasi ja nüüd sa näitasid oma juurdekasvu teema võrdluses raiemahuga ja täna sa näitasid ise veenvalt, et see on halb mõõdupuu seoses sellega, kuidas siis on, et juurde... Ei, mina ei ole mitte juurdekasvu maaletooja, vaid me tulime sellest lähtuvalt välja, et see on üks säästva metsanduse indikaatorid, eks ole. Ja et seda tuleb esitada neto juurdekasvuna, seda ma ütlen ka praegu, ehk siis 40% tuleb maha võtta sellest ja siis võime edasi rääkida. Aitäh. Aga ühesõnaga, et on halb mõõdupuu, et ta ei näita seda, mis tegelikult me raiume me pindala ja põhimõtteliselt pindala on see, kus on see elurikkus. Ja minu tänane ettekanne räägib samamoodi pindalast. Ma siis ka täiendan, et kuna minu nimi käis läbi, siis mina rääkisin ka Võrtsjärve pindalast, mis on 270 ruutkilomeetrit ja üle-eelmise lageraie maht Eestis oli 330 ruutkilomeetrit ja nüüd eelmisel aastal 300 ruutkilomeetrit. Aitäh. Selge, aga vabandan veel kord. Nii, aga nüüd siis ettekandest. See ettekanne tegelikult tuli esitamisele juba Tartus 19. aprillil, kus oli metsanduse visiooni konverents ja osad inimesed, kes siin saalis istuvad, on seda ühe korra juba kuulnud. Aga pole midagi, kuulevad teist korda veel. Ja vaatame siin siis kahte asja. Esiteks vaatame vanuselist jagunemist riigimetsades ja kuidas siis vanuseline see jagunemisest tulenevalt me saaksime raiuda lageraiet. Ja teiseks, kui me niimoodi raiume seda ühte osa ja teist osa ei raiu, mis on siis kaitstavad metsad, et missugune siis vanuseline jagunemine näeb välja väga, väga pika aja pärast. Ja et sellist analüüsi teha, selleks tegelikult ei ole vaja mitte midagi enamat kui tavalist RMK andmebaasi, mis on peegeldatud ka siis metsaregistris täpselt samamoodi. Ja igal eraldisel on olemas individuaalne küpsusvanus. Igal eraldisel on pindala, peapuu liik ja samuti siis ka keskmine vanus ja selle prognoosi tegemiseks muid asju polegi vaja. Tegelikult nüüd küpsusvanuse jaoks on vaja ka liigilist koosseisu ja boniteeti jaoks on vaja kõrgust,
aga need andmed on ka kõik eraldisviisiliselt olemas ja neid eraldisi, mis siis metsa kirjeldavad, on siis RMK andmebaasis ja ka metsaregistris umbes 580 000. Ja selleks nüüd vaadata, kuidas siis raiemaht võiks siis välja näha mõne aja pärast, tuleb kõigepealt teha välistused ja mingisugused asjad lukku panna. Lukku tuleb panna niisugused asjad, et me eeldame, et metsa pindala on väga pikas perspektiivis sama ja sama on ta ka männikute, kuusikute ja kaasikute pindala ja me eeldame ka, et kaitstavate metsade pindala on sama. Ja nüüd sellest raieanalüüsist me jätame välja siis need alad, kus me siis kas üldse raiu või raiume ebaproportsionaalselt vähe ja nendeks on siis kõik kaitsealad sõltumata tsoneeringust. Lisaks on seal siis ka näiteks RMK enda määratud puhkealad, geenireservi metsad, muinsuskaitsealad ja jätame mängust välja ka 5. A ja 5. boniteedi. Need on siis need alad, kus mets kasvab väga aeglaselt ja kus me küll, tõsi küll, mõnikord raiet teeme, aga väga ebaproportsionaalselt võrreldes sellega, kuidas need 5. A ja 5. boniteedi metsad on levinud. Ja kui me kõik need välistused oleme teinud, siis alustame männikutest ja vaatame seda tänast riigimetsades siis männikute vanuselist jagunemist ja see pole mingi üllatus, me teame, et see ongi ebaühtlane ja ebaühtlus tuleneb siis sellest, et meie riigi ajalugu ja ka metsanduse ajalugu on selline, nagu ta siit graafikult vastu vaatab. Et umbes siis 70 kuni 100 aastat tagasi esmalt oli siis metsade majandamine väga intensiivne esimese Eesti Vabariigi ajal ja pärast seda kadusid või kaotati inimesed maalt ja seal, kus pole inimesi, sinna tuleb mets. Ja tänu sellele ongi see maksimum seal hästi kõrge. Ja nüüd, kui minna sinna miinimumi, mis on siin siis 31–40 aastat, siis sel ajal oli siis metsade majandamine väga ekstensiivne ja kui männikuid ka raiuti, siis uuenemine oli väga niru, sellepärast, et põtrade arvukus oli selle ajal väga kõrge ja mänd söödi ära. Ja tulemuseks on nüüd see, et me peame sellega nüüd kuidagimoodi toime tulema. Ja ega meil muud üle ei jää. Põhimõtteliselt me võiksime nagu rahulikult vilet lasta ja 30 järgmist aastat raiuda männikud suure hooga, sest pealekasv on nii vägev. Aga me peame arvestama ka sellega, mis tuleb siis pärast seda. Ja peame seda ühtlast kasutust vähemalt 30 aasta lõikes venitama. Nii, ja kui me nüüd raiuksime männikuid järgmised 100 aastat, siis need raievõimalused pindalaliselt oleksid sellised. Ehk siis arusaadavalt kahaneb, et kui me praegu raieme üle 3000 hektari aastas, siis ta niimoodi hakkab kahanema ja jõuab seal juba kuskil 70 aastaga siis alla 2000, tegelikult sinna 1500 lähedale ja isegi alla selle. Ja nüüd küsimus ongi, et kas me vaatamegi 100 aastat ette ja nendimegi seda, et alguses raiusime rohkem ja pärast saame vähem raiuda, aga kui me täna raiume rohkem, siis me peaksime mõne aja pärast uuesti rohkem saada raiuda. Ja paneme siia 100 aastat otsa, siis järgmine 100 aastat uuesti raiemaht hakkab tõusma ja pärast seda uuesti langema. Veel 100 aastat see võnkumine on väiksem ja millal ta järgi ta jääb 400 aasta pärast. Et siis on selle 100 aasta jooksul inimajaloo tehtud võnked läbi majandamise silutud ja võib öelda, et raievõimalused on ühtlased. Nüüd küsimus on selles, et kui me sellisel viisil raiume, siis kuidas näeb välja küpsuslank. Ja küpsuslank on siis niisugune asi, et see graafik, mis see katkendjoon on, see tähendab siis 1/10 selle ajahetke küpsete metsade pindalast. Et kuni 70 aastat on meil sellise raiemahu juures siis kindlustatud see, et meil on siis igal aastal üle 10-kordne valikuvõimalus. Me saame valida nagu rohkem kui 10-kordsest pindalast igal aastast raiemahtu ja pärast seda läheb see valikuvõimalus siis alla 10 aasta ja hakkab niimoodi võnkuma sinusoidaalselt. Ja loomulikult tekib siin nüüd õigustatud küsimus, et raiume kogu aeg ühtlaselt. Hakkame kohe ühtlaselt raiuma, et miks me peame üldse alguses rohkem ja pärast vähem raiuma.
Ja ühtlane kasutus ongi selline joon, mis on siis männikute puhul natukene alla 2000 hektari. Ja ühtlane kasutus siis tähendab seda, et igal metsal on individuaalne küpsusvanus. Kui me selle eraldise pindala jagame selle küpsusvanusega, siis see jagatis ongi ühtlane kasutus. Kui me jagatised kõik kokku liidame, siis me saamegi selle puuliigi ühtlase kasutuse. Ja kui me raiuksime ühtlast kasutust, siis küpsuslank alguses näeks välja selline. See tähendab, et meil siis see küpsete metsade pindala hakkaks akumuleeruma alguses ja mingisuguse siis 40 aasta pärast me saaksime valida siis 70 000 hektari hulgast seda aastast raiemahtu, mis on siis 1900 millegagi. Ja ühtlase kasutuse langiga ta samastub siis kuskil 110-120 aasta pärast. Ja põhimõtteliselt võiks ka nii teha. Loomulikult saab teha nende kahe variandi vahepealsed. Kõik vahepealsed variandid on ka võimalikud. Aga nüüd siia tulebki siis see majanduslik aspekt juurde, et kui me raiuksime seda ühtlase kasutuse langi järgi, siis me raiuksime keskmiselt 15 aastat vanemaid männikuid. Ta jõuaks siis mingisuguse 50 aasta pärast 115 aastani keskmine vanus, mida me raiume ja selle valiku juures, mida me siis seal optimaalseks nimetame, seal ta jääks siis sinna vahemikuga siis kuskil 97 kuni 100 millegagi aastat. Ja see ongi puhtalt majanduslik aspekt, et ega siin midagi muud ei ole. Et esiteks hoiame maad rohkem kinni ja teiseks me raiume ka siis sellist metsa, mis on siis vanemaks kasvanud ja kuidas see majanduslik aspekt üle kaalub siis ökoloogilise aspekte, see ongi uuringute küsimus ja valikute küsimus. Ja kas kaalub? Ma korra täpsustan, et kas me räägime puhtalt nüüd RMK metsadest või Eesti metsadest? RMK metsadest, jaa. Et see käib igaks juhuks, et kui on tekkinud arusaamatus, ütlesin korraks, võib-olla ei pannud tähele. Saaks aru saada, et see käib puhtalt riigimetsade kohta. Jaa. Nii, ja võtame uuesti selle ette nüüd, et kui me nüüd sellise raiumise teeme, nagu siis see oranž joon oli, et selline võnku 400 aastat, ja siis vaatame, kuidas see vanuseline jagunemine siis pärast välja näeb. Võtame uuesti vaatlusele majandatavad metsad ja sellel graafikult on peaaegu sama nagu esimene, aga siia nüüd siis bioloogilise ressursi mõttes on siia pandud juurde ka siis see 5A ja 5 bonitet, mis kasvavad aeglaselt, eks siis see metsa ja soo piirimaine valdkond praktiliselt. Ja 100 aasta pärast, kui me niimoodi raiuksime, siis oleks vanuseline jagunemine selline, et see parempoolne kukkumine on isegi järsem, mis tähendab, et selleks hetkeks on siis küpsete metsade varu väiksem, aga mis siis on muutunud selle aja jooksul, et see noorema metsapoolne jaotus on läinud palju ühtlasemaks ja kui me võtame veel järgmised 100 aastat, siis järgmised 100 aastat on see metsade vanuseline jaotus siis oluliselt ühtlasem ja see on siis puhtalt nagu nende raievalikute tulemusel niisugune asi on saavutatud. Aga vanuseline jagunemine, kui vanu metsi meil on, see on eelkõige siis ka bioloogiline ressurss ja liigid ei tee vahet, et kas nad kasvavad majandatavas metsas või vanas majandatavas metsas või vanas mittemajandatavas metsas ja võtame nüüd kõik metsad siia juurde, ka need, mida majandatakse peaaegu üldse mitte ja mida majandatakse ja mida üldse ei majandata. Ja kui me võtame kõik need männikud kokku praegu, siis hetkel on see vanuseline jagunemine selline, see on nüüd see maksimum on natuke lamedam ja suurem ja 100 aasta pärast näeb ta välja selline ja 200 aasta pärast näeb ta selline välja. Nüüd see 200 pluss vanus, seda ma ei ole nüüd ajatelje peale välja venitanud, kuna siin enam ei ole oluline, kas see mets on 250 või 350 või 400 aastat, praegu me 400 aastased männikuid ei ole, kas need nii vanaks kasvavad, me ei tea, aga oluline on see, et tegemist on üle 200 aastaste bioloogiliselt väga väärtuslike metsadega ja mis seal keskmine vanus on, see üldse tegelikult ei paku sel hetkel enam huvi. Ja sel hetkel 200 aasta pärast on meil siis neid seal kuskil alla 180 000 hektari ja ülejäänud vanused on siis sellised lamedad, esindatud niimoodi ühtlaselt ja mis seal graafikult silma torkab, on see, et tegelikult puuduvad praktiliselt männikud vanuses 140 kuni 200
ja see on nüüd meie valikute koht, et kas me laseme majandatavad metsad nii vanaks ja siis raiume ära, või kui me laseme need metsad nii vanaks, siis võtame kaitse alla või teeme väriselupaigad. Kui me teeme väriselupaigad, siis nad saavad jällegi vanemaks kui 200-aastased ja siis see lamedam osa läheb veel lamedamaks. Et muidugi see on kauge tuleviku küsimus, aga põhimõtteliselt on see ka meie kätes, see otsustamise koht. Nii, kuusikud. Kuusikute vanuseline jagunemine näeb välja hoopis teistsugune, on oluliselt ühtlasem. See allapoole sälk seal 21–30 aastat, see tähistab siis meie taasiseseisvumist ja laulutuhinat sel ajal majandamisega polnud aega nii väga tegeleda ja see maksimum, mis sellele siis järgneb seal 11–20 aastat, siis on see vanade võlgade tasumine ja ühtlasi siis ka hakati võib-olla lehtpolanke rohkem uuendama kuusega. Ja raievõimalused siis järgmised 200 aastat, järgmised 100 aastat, on siis sellised. See joon on märksa ühtlasem kui männikute puhul, järgmised 200 aastat selline. Rohkem pole mõtet vaadata, sest kuuse vanuliseni jagunemine ongi nii ühtlane, et ta jääbki võnkuma sinna, ütleme siis 1600 või 1500 kuni 1900 hektari vahele ja seal vahemikus ta rahulikult on. Ja selles mõttes nagu kuusikutega on meil kõige stabiilsem olukord. Nüüd siis küpsuslank, sellise langi kasutuse korral näeb välja selline, ta on küll siin natuke lainetab, aga see vertikaalskaala on hoopis praegu teistsugune, et siin see üks pügal on ainult 500 hektarit ja tegelikult on ka see suhteliselt ühtlane. Ühtlane kasutus siia juurde selline ja ühtlase kasutuse puhul siis küpsuslank selline. Et siin toimub mingisugune akumuleerumine selle ühtlaskasutuse korral, aga ta ei ole väga oluliselt suurem. Ja nüüd see vanuseline erinevus, kui me raiume siis ühte või teist varianti, on ka suhteliselt väike siin mõnekümne aasta pärast siin ainult 4 aastat ja kuusikute puhul võib see 3-4 aastat ka oluline olla, aga niikuinii meil, siin korraks tulen tagasi selle männikute puhul oli ka see olemas, selle all on 2 numbrit, eks ole, et meil on kuusikute keskmine küpsusvanus on 72 aastat, see on, kus seadus siis lubab meil hakata keskmiselt lageraiet tegema. Tegelikult on meil siis küpsete majandatud kuusikute keskmine vanus 86 aastat. Nii et me ei hakka raiuma aastast ei 60 ega keskmiselt 72, vaid keskmiselt 86 aastat. Ja see sõltub puhtalt sellest, siis missugune olukord on konkreetsel metsaeraldisel, et kui ta on täiesti terve ja rahus võib edasi kasvada, siis kasvagu rahus 90-aastaseks. Ja kui ta 60-aastaselt on sanitaarne seisund on nii kehv, siis ei ole mõtet oodata, nii et siin on puhtalt eraldiste valikute küsimus. Nii, ja võtame nüüd selle majandatavad kuusikud, siis kõik kokku, 5. boniteeti kuusikud nagu eriti polegi, aga see vähene, mis on, see on siia juurde lisatud. Ja 100 aasta pärast on siis majandatavate kuusikute vanuse jagunemine selline ja 200 aasta pärast selline. Ehk läheb oluliselt veel ühtlasemaks, aga põhimõtteliselt see ots, mis nüüd hakkab seal kukkuma 60 aasta juurest, ega ta oluliselt ei erine. Ja kui vaadata siis kõiki kuusikuid, siis kõik kuusikud kokku on praegu vanuse jagunemine selline, 100 aasta pärast selline ja 200 aasta pärast selline. Muster on põhimõtteliselt sama. Nüüd ilmselt jällegi hetkel meil on mõningad kuusikud, mis on vanemad kui 200 aastat, aga ega see kuus ka, see keskmine vanus jääb sinna võib-olla askudelt paremini, 250 aasta peale pidama kuhugi, siis ta muutub lihtsalt erivanuseliseks metsaks, ammu enne seda juba tegelikult. Ja selline olukord on siis kuusikutega. Ja kaasikud on siis sellised, jällegi täiesti erinev olukord vanuselises jagunemises, et väike 2 küüruga asi, nüüd see 1–10, see on kukkumine, aga see kukkumine on suhteliselt inimtekkeline, sellepärast, et nii noori metsi me ikkagi pigem kipume kuusega uuendama, kast tuleb sinna ise pärast juurde. Ja kohe vastuseks ka, et kumb on parem, kas segamets või puhtpuistu, siis teatud kasvuhüplis see looja poolt juurde pandud kask on igal juhul väga sobilik ja seal ta peakski olema. Ja kaasikute
raiumise võimalused siis on siin toodud, siin on nüüd perioodi pikkuseks võetud 80 aastat, kuna see kase raievanus on väiksem. Ja vaatame siis veel järgmised perioodid otsa, järgmised 80 ja veel järgmised 80 ja veel järgmised 80 aastat. Et see pendeldamine on väiksem, see amplituud on väiksem, aga põhimõtteliselt kuskil 320-ga, 350 aastaga jääb see täiesti stabiilseks. Nüüd ühtlane küpsuslank kase puhul on siis selline, kui me raiume seda valitud lanki. Alguses ikkagi on siis oluliselt suurem kui valitud lank. Ühtlase kasutuse lank on siis selline ja küpsuslank ühtlase kasutuse korral on selline. Et alguses jälle ta kasvab sinna üles välja, no gaasikute akumuleerimine see on natukene keerulisem probleem ja siin kindlasti esimesed 50 aastat see ühtlase kasutuse lank ei sobi kohe mitte kuidagi moodi, siis säästa puidukasutuse seisukohalt. Ja nüüd, kui me raiume ühte või teist varianti, siis keskmiselt me raiume nii vanu gaasikuid järgmise 60 aasta jooksul, et kas siis ta jääb sinna 70 kuni 75 vahele või ta jääb 70-st üle ja siis ulatub isegi seal üle 85 aasta. See on siis see akumuleerumise maksimum. Et siis paratamatult see vanus niimoodi kasvab. Nii, ja kui võtame nüüd kõik gaasikud majandatavad ka viienda boniteedi siia sisse, siis see graafik näeb välja selline, 100 aasta pärast ühtlasem, 200 aasta pärast veel ühtlasem. Ja võtame siis kõik gaasikud, kusjuures siin on näha, et see on oluliselt teistsugune see vanuse jagunemine, kui siis majandatavates metsades oli, see parempoolne osa on palju suurem. Ja 100 aasta pärast selline ja 200 aasta pärast selline. Siin on nüüd see horisontaaltelg lõpeb 180 aastaga, nüüd 180 aastased gaasikuid meil tõenäoliselt ei saa olema seal sellises koguses, et selleks ajaks on nad igas mõttes mitmekesised segametsad, kus tõenäoliselt kõige rohkem on kuuske ja erivanuseliselt siis kõiki teisi puuliike ka. Aga asja kokkuvõtteks ma tahan siis seda öelda, et kõik need asjad on väga pikalt ette prognoositavad ja põhimõtteliselt tulebki raiete kavandamisel ette vaadata siiski mitte 10, mitte ka 30 aastat, vaid mitte 100 aastat praegusel ajahetkel, aga 50 tuleks juba kasuks. Et seda, mis siin ees ootab, seda me peame kogu aeg teadma, mis ootab meid 10 aasta pärast ja mis ootab meid 100 aasta pärast ja ma meelega ei pannud selle viimase pildina siia mitte seda katedraali männikut, vaid panin ühe 5-aastase männiku, et kes ei ole noore metsaga väga palju kokku puutunud, siis selle männiku vanus on täpselt 5 aastat. Nii, aitäh, meil on vähemalt 2 küsimust. Aplausi kohta õigem ju pingina peal näitab ette. Helja Pikhoff ja siis oli Mihkel Kangur, ole hea Helja. Tegelikult on mul küsimus laiemalt, et suur tänu ettekande eest ja kõikidele teistele ettekandjatele samuti, aitäh. Et teie siin rääkisite häiringutest metsades ja teie, et meie veekogude olukord on väga kehv. Nüüd minule teeb muret tselluloositehas, mis on Tartusse tulemas, et kas siis siin on väidetud, et see pidi meie veekogude olukorda parandama isegi. Et mis on teie arvamus, et kas sellises mastaabis tehas Emajõele sobib või mitte, kas kas puid hakatakse rohkem maha võtma ja nii edasi, et kas see ohustab meie metsasid ka? Helja, kelle käest sa seda küsid? Ärme kõigil lase vastata. Küsin Asko Lõhmuse käest ja Mihkel Kanguri käest. Selge. Palun. No tselluloositehase teema, nagu me teame, on palju keerulisem kui küsimus sellest, et kas ta lisab metsadele raiemahtu. Mina oskan põhiliselt öelda seda, et arendaja on siiamaani väitnud, et ei lisa, aga kogu maailma kogemus näitab, et lisab ja ka teatud sotsiaalmajanduslikud paradoksid nagu Givenchy paradoks, mis ütleb,
et loodusressursi kasutamise intensiivistumine ei vähenda loodusressursi kasutamist, vaid alati suurendab ja toetab seda, nii et puhtteoreetiliselt on mul pigem väga selge põhjus arvata, et sellise mahuga tootmise puhul see suurendab raiemahtusid, aga nagu öeldud, et tuleviku osas jääme me prognooside piirisse ja vee küsimuse võiks Mihkel vastata. Ole Mihkel. Aitäh. Oleks nüüd Ülo Mander siin, siis ma saaksin edasi suunata selle, ma ei ole tahtnud tselluloositehase debatti siseneda, kuna võitlus selle eest, et me saaksime hea raudteeühenduse Euroopa Liiduga on nagu suurem osa ajast mul ära võtnud. Aga ma olen ka osalenud uuringutes, monitooringutes, mis puudutavad Peipsi järve ja selle seisundit. Kuna ma ei tea praegusel hetkel, mis on täpselt see tehnoloogia, nagu ma aru saan, siis valitseb ka täielik ebaselgus selles, kuhu kohta see tehas üldse tuleb. Arendajad ütlevad, et plaani B ei ole. Poliitikud ütlevad, et 52 valiku kohta on veel õhus. Ma arvan, et siin on segadust küllalt palju, aga ma ei näe hästi võimalust, kuidas inimese poolt muudetud vee abil on võimalik Euroopa Liidu raamdirektiivi nõuetele kohaselt taastada või parandada vooluveekogude ja Peipsi järve seisundit. Lühike vastus on seesama, et selle tselluloositehase lisamisel Emajõele ei ole mitte mingit šanssi, et vee kvaliteet läheks paremaks. Mitte mingisugust. Nii, Mihkel, sul oli küsimus. Ja ma tahtsin küsida, kõigepealt mulle meeldib alati kuulata ettekandeid sellest, mitte ainult teil, aga ka eelmine ettekanne, kui mõnusalt saab valida juhuslikku või sobivat ajaskaalat, siis sellega on võimalik tõestada kõiksugu erinevaid asju. See natukene meenutab seda, et mõnisada aastat tagasi oli mõisa aida taga peksukivi väga intensiivselt kasutamisel, viidates sellele, justkui me tänapäeval ei peaks töökoha kiusamisega üldse tegelema, siis olukord on ju läinud oluliselt paremaks. Aga ma tahtsin sisulise küsimuse küsida hoopis, et kas ja kui paljudes kohtades RMK teostab monitooringut kuivendatud aladelt väljajuhitava vee koguste ja keemiliste koosseisude kohta ja kui need andmed on olemas, kuidas neid saaks? Ma kõigepealt tahan ajaskaala kohta öelda seda, et ma valisin sellise ajaskaala, kus ma tahtsin näha, millal muutub raiemaht ühtlaseks. Et see oli nagu asja eesmärk. Mis nüüd teist küsimus puudutab, siis ma olen eluaeg tegelenud metsakorraldusega ja see on valdkond, kus ma ei tunne ennast absoluutselt hästi, aga kindlasti te saate selle küsimuse edasi suunata kas meie looduskaitse osakonna või siis maaparanduse osakonnale ja ma jään praegu lihtsalt konkreetselt selle vastuse valgu. Selge, küsime järgi. Ma nägin, et Hardil oli käsi püsti uuesti. Hardi Volmer. Üks provokatiivne küsimus veel, et mis isegi seondub eelnevaga, et teadupärast oli, ütleme ajaloos tagasi minna mitmeid sadu aastaid, oli Eesti territooriumil põhiline põllunduse ja üleüldse maamajandusüksus tegelikult mõis. Ja mõisas teadupärast oli vihatud kilter, kubjas aidamees, aga seal oli ka üks väga tähtis amet, oli jääger ehk metsavaht. See traditsioon on Eestis jätkunud ka sõdadevahelisel perioodil ja ka vihatud Vene ajal oli meil metsavahid olid täiesti olemas. Metsa hoiti see, et mets oli tohutu väärtus, seda me loeme kirjandusest ja igalt poolt, et võib tsiteerida isegi. Tuli meelde kohe üks Peet Vallaku tore novell, kus mõisa metsavaht tuleb sõbra juurde koju ja olles teinud kindlaks, et vend on käinud mõisa metsast raagusid kogumas kõigest kuivanud oksi, et kodu kütta. See oli meeletu kuritegu ja nii edasi, aga siis tuli õnnis vabadus meile ühtäkki 90 alguses ja sellega seoses just kui jäi mulje, et anti stardipauk või vähemalt ütleme, paljud vandenõuteoreetikud on seda
nõnnaviisi näinud, et anti stardipauk, et mehed saed selga, lähme metsa. Kadus üks amet Eestimaa pinnalt ja see on metsavaht. Kuidas teie selle peale vaatate, et mis oli selle tegelik põhjus? Et sisuliselt jah, nagu lasti... Kuna meil on selline avatud küsimuste voor, siis ole ja täpsusta ka, et kellelt neljalt ettekandjalt... Praeguselt ettekandjalt, ta esindab nagu enne kõike riiki minu arust. No ma võiksin siia juurde küsida, et vanasti olid postijaamad tee ääres, et kas interneti ajastul võiksid ka postijaamad edasi olla, et siis kui sa saadad meili, et siis postijaamas toimetatakse meil edasi. Et põhimõtteliselt, kes oskaks praegu öelda inimese otstarvet, kelle amet on metsavaht, mida ta teeb seal metsas? Kas ta peaks valvama, sest mõisa ajal metsavaht valvas seda, et talupäik jumala eest isegi ühtegi maasikat ega mustikat ei võtaks mõisa metsas, selle eest saadi peksa kohe, eks ole. Aga praegu metsavahil ei ole see mitte... Ei ole vaja. Probleem on selles, et keegi ei varasta metsa. 90-ndatel minu arust, ma ei käinud ise kogu aeg metsas vaatamas. Aga ütleme nii, et rahvasuu ja kuri keel räägib, et see läks massiliseks täiesti metsavargus. Jaa, absoluutselt. Tähendab, sel ajal varastati pinge all kõrgepingeliine. Te viitasid absoluutselt kõike, eks ole. Ja sellele tuli väga kiire lõpp. Kas oli vaesusest tingitud või oligi äkki mingi keegi nii-öelda süsteemselt kaotas ära sellise kutse nagu metsavaht, mis loogiliselt võetuna võinuks vaikselt hääbuda lihtsalt, et vajadus kaob ja nagu ka selline amet kaob, aga ta nagu kuidagi järsult nii, kuulame vastuse ja ta ei kadunud järsult, sellepärast isegi osa metsavahte, kes isegi olid veel ametis ja kel oli pensioni mingi aeg, siis see protsess tegelikult oli mingisugune 7 aastat pikk. Aga küsimus lihtsalt selles, et nendel inimest ei olnud mitte mingisugust otstarvet. Kui inimene võetakse tööle, siis tal peab olema tööülesand, et mine vaata metsa, mida ma vaatan tast, mis ma teen seal. Et igal ametil on praegu ülesanne RMK-s ja kui me võtame metsavahina töö üle, siis miks ma pean metsa valvama ja sellest... Meil on vähemalt 3 küsimust. Meelis, metsakaitseks ja Asko ja siis vaatab, kas jõuab veel. Ole hea, Meelis. Aitäh. See ettekanne keskendus, nagu ma õieti aru sain, riigimetsa andmetele. Et riigimetsa, mis on siis täna RMK ülesanne, on majandatud läbi aastasadade nagu mingisuguse loogika alusel. Ja need on nagu sellised ühtlasemalt majandatud. Aga teine pool Eesti metsast on erametsad. Et kui nüüd see erametsade pilt siia juurde võtta, milline see pilt siis oleks? Et oskate nagu arvata või nagu aimata, et kas see väga palju muudab seda tervikpilti või mitte? See on keeruline, sellepärast, et sellist andmestikku, nagu on riigimetsadel, erametsa kohta ei ole. Sellepärast, et RMK on ühtne organisatsioon ja selleks, et organisatsioon saaks toimida, see andmete uuendamine on väga operatiivne, kui mets maha võetakse, mingi raie tehakse, siis järgneb kohe uus kirjeldus, mis läheb metsaregistrisse. Erametsades on ju niimoodi, et põhimõtteliselt, kui sul on mets on alla 5 hektari suur, siis pole üldse kohustust metsi kirjeldada. Sa võid kohe metsateatise teha ja tegutseda. Ja ka suuremad üksused pole kohustust metsa kirjeldada, kui sa ei taha teha arvendusraiet ja lageraiet. Ühesõnaga selliseid andmeid sellisel kujul erametsade kohta ei ole. On võimalus SMI. SMI kaudu saab sellist analüüsi teha ja see on siis SMI meeskonnale võimalus ja väljakutse, et nad seda teevad. Nii, palun, küsimus teile. Aitäh. Küsiksin küsimuse, mis meile kodanik hulgas on tegelikult palju küsimust tekitanud, kuigi see on natuke spetsiifilisem küsimus, aga umbes 1,5 aastat tagasi, kui me metsaseadust muudeti ja viljakates boniteediklassides kuuskede laievanust alandati, siis te tõite, ma mäletan, oli üks ettekanne ja te ütlesite, et üheks selle peamiseks põhjuseks on seal väga tugevalt vohav juurepess, mis tõttu need kuused on nakatunud ja ka te praegu viitasite, et kui kuuskede sanitaarne seisund on halb, siis nad raiutakse juba 60-aastaselt. Samas on juba 99. aastal ilmunud selline uuring juurepessu levimisest Eesti metsades, Silja Hanso ja Märt Hanso uuring, kus räägitakse just sellest, et kuuse juurepess hakkab raiumise korral kändudega väga hästi levima ja kui sinna nüüd uuesti kuusk istutada,
siis väga-väga suure tõenäosusega tuleb sealt nakatunud kuusik. Ometi olen just kontrollinud ka, RMK istutab enamasti, kui on kuusik, siis istutatakse peale uuesti kuusk ja mingisugust kontrolli, laboratoorset kontrolli, oli seal PES või mitte, ei teostata. Soomes, nagu me teame, kasutatakse rootstoppi laiaulatuslikult just selle juurepessu peatamiseks. Lihtsalt näiteks Eestis põhimõtteliselt seda ei kontrollita ja kui te vaatate nüüd 200-400 aasta piires ja ideeks on kuusikute pindala jätta umbes samaks, aga samal ajal juurepessu probleemi ei arvestata üldse, siis kuidas seda kommenteerida ja ülepea seda, et hetkel kuusikud RMK uuendab üldiselt kuuskedega ilma, et kontrollitaks, on seal PES või mitte? Aitäh! See on väga tõsine uurimise teema ja kindlasti metsakasvatustalitus ka väga hoolikalt jälgib, kuhu midagi istutada. Aga kui see, me räägime jälle 60-aastasest nagu raiemahust, et 60-sed me raiume üksikud eraldised, et kui enne selle raiemahu alandamist tuli kutsuda metsakaitseekspertiis metsa selleks, et seda sanitaarset halba kuusikut raiuda, siis praegu selle järgi vajadus puudub, mis tõttu tegelikult on alla 60-aastaste, alla 80-aastaste kuusikute siis raiumine on siis nihkunud ühe inimese töölaualt nagu teise tööinimese lauale ja see raiemaht ei ole muutunud selle jooksul. Iseasi on nüüd see, et kui me raiume nüüd esimest A-boniteedi juba 60+, siis kindlasti uurimisteema on see, et kas harvendusraiet üldse on vaja teha. Mina jätaksin puht niimoodi arvamuslikult, jätaksin paljudes kohtades selle ära, et kui viimane valgustus tehakse kuskil 20-aastaselt, siis ta rahulikult las seisab ilma puutumata lõpuni. Nii et kuusikute sanitaarse seisundi puhul oli ka suureks probleemiks need vanad põdrakahjustused, kui kuusikuid kooriti põdrade poolt hästi intensiivselt. Seda probleemi enam ei ole ja need vanad katkised kuusikud on praktiliselt eest ära saadud. Nii et praktiliselt juurepess on ainukesena jäänud ja tegelikult ta on väga suur probleem siis, kui istutakse põllumaa peale, aga kui põlise metsamaa peale istutatakse, siis ta sõltub juba sellest mullast, kas seal on lubjakivi sees või ei ole. Aga väga paljud meil kuusikud on ju endistele põllumaadele istutatud, nagu ka uurijad on viidanud ja mind just huvitab see, et raiutud kuusikud RMK, mul on mitmed töötajad kinnitanud, uuendatakse enamasti uuesti kuusega. Et kas ei ole plaanis hakata vähemalt laboratoorselt kontrollima ennem neid lanke, kui see probleem süveneb ja tulevikus võib see olla tõsine probleem? Ma nüüd selle laboratoorse asja praegu vastuse jään võlgu, aga põhimõtteliselt metsakasvatustalitusel on see nagu igapäevane, seal on tööl isegi 2 analüütikut, kes kogu aeg analüüsivad, kuidas uuenemine on välja tulnud, kas on midagi õnnestunud või mitte ja seal neid korrektuure tehakse kogu aeg, et nende otsuste uuendamine on pidev protsess. Asko Lõhmus, ole hea, küsimus sulle. Püüan kiiresti küsida, et sul oli 2 režiimi sellel graafikul, et üks oli rangelt kaitstavad metsad, mis oli see tipupiik seal lõpuks ja teine ja valdav asi, mis siis sinu stsenaariumides riigimetsas toimub, on lageraie, eks ole, puidust lähtuv lageraie. Jah, just nimelt, et mu küsimus on, et kas me siis, kuidas sa ise näed, et kas me siis 400 aasta perspektiivis jäämegi riigimetsi lihtsalt lageraiuma ainult puidust lähtuvalt või peaksime me ikkagi realistlikumalt vaatama ka mingeid teisi hüvesid ja stsenaariume ja et kas RMK on selle peale mõelnud, on küsimus? Teine komplekt graafikud, mitte ei olnud rangelt kaitstavad metsad, või kõik metsad kokku. Kus see 200+ tuli? Seal oli kõik kokku. Seal nii rangelt, kõik männikud, kõik kuusikud, kõik gaasikud kokku, nii majandatavad kui mitte majandatavad. Jah. Osas toimusid lageraied. Jaa, täpselt nii. Aga kas on mingid muud variandid veel olemas? Lageraiele. Peale puiduvarumise. Peale puiduvarumise. See on küsimus ühiskonnale. Ükskõik kui ruumi lähed, igal pool on puidust põrand. No ei ole betoonist põrandat niisugustes kohtades. Et kas me tahame selle puidu asemel midagi muud või mitte, see on puhtalt lai küsimus ühiskonnale. Nii, kuna me lubasime 12 teha ja nii nagu meil siin head kolleegid ütlesid, et seda võiks päevi rääkida, siis teeme viimase küsimusi, siis täname kõiki ettekandjaid ja ma loodan, et
et igaüks sai siit mõtteid ja ideid kaasa, kuidas me selle Eesti metsandusega edasi läheme, aga teeme viimase lühikese küsimuse. Aitäh kõigile siia tulnutele ja esinejatele. Mul on üks erakorraline küsimus teile. Mis siis saab, kui me RMK ära lõpetame sellisel kujul, nagu ta täna on? See on riigi otsustada. RMK võib laiali saata päeva pealt, ainult et siis me peame mõtlema, kelle me veel laiali saadame, mis riikidesse. Mis mõttes, mis riikidest? Need töötud inimesed. Millised? Kes metsaga seotud on? No mis need metsavahid tegid ju? Ligi 2000 metsavahti läksid samamoodi ju töötuks. Lühike vastus, lõpetad. Neid ei olnud vaja, samamoodi nagu RMK inimesi varsti ei ole enam vaja. On ju? Nii. Kas on puitu vaja või ei ole? Kui on vaja, siis on no jah, aga eks puitu tuleb mujalt ka ju. Me teeme ka väga palju matkateid, me teeme erinevaid koolitust. Soovime kõigi ilusat päeva ja me saame omavahel kindlasti edasi debateerida. Aitäh teile!